No tere, Rein! Tšau, Joosep. Pole ammu näinud. Pole ammu näinud tõesti, aga sinuga me oleme juba päris pikalt tuttavad tegelikult. Ma mäletan, et sinuga oli see, et sina kutsusid mind vist esimest korda Puhata ja mängida saatesse külaliseks aastaid tagasi. See oli ilmselt 10+ aastat tagasi, sest me oleme Puhata ja mängida podcast'i teinud äkki mingi 13 aastat nüüd juba ja huvitav, kust ma su kontakti Vot ma ei teagi jah, kust need asjad üldse liikuma hakkasid. kas see oli, vaata mis tol ajal ei olnud isegi Discordi, et võib-olla oligi mingi Discordi Facebooki enne. message lihtsalt või midagi, ma ei mäleta. Jah. Igal juhul jaa, sellest hetkest peale siis me oleme pisteliselt niimoodi kokku puutunud, käinud saates, teinud videosid aeg-ajalt koos ja teinud nii edasi, nii tagasi asju, et Jah, ma vaatasin Puhata mängida YouTube'i kanalil kõigi aegade kõige vaadatumatest videotest 4 esimest on mänguväljaga koos. Need on siis loomulikult Grand Theft Auto 5 heisti videod, aga no eks neid teisi siin tuleb ka mingid Don't Starve'id, Starbound'id, Astroneeri mängisime kunagi koos, siis ma ei mäleta, kas me Pupki mängisime, Valheimi mängisime koos, see oli kõige viimane, aga see oli nüüd mitu aastat tagasi. Vot, kusjuures Valheim, kogu tänu läheb sulle, sest mina ei mänginud Valheimi enne, kui sa tutvustasid mulle seda mängu. See on siiamaani üks mu lemmikmängudest, et tipp-topp nagu, kui see 1.0 välja tuleb, siis ma jälle kaon ära nagu siit maailmast, et see on minu jaoks nagu viimase mingi 5 aasta kõige parem mäng, mis välja tulnud on, nii et minu üks lemmikuid. Väga äge, ma mäletan, kuidas ma veensin sind. Mis mäng see on? Ma ei tea, tundub nõme. No proovime, vaatame, äkki on okei. Ja vot see oligi, vaata, see oli see aeg ja kusjuures praegu on ka ikka veel see aeg, kus neid survival mänge tuleb nii tihedalt peale kogu aeg. Ja siis ongi iga see survival mäng ongi praktiliselt eelmise kopi, võib-olla ühe mehaanika panevad juurde ja siis jälle on praktiliselt sama copy paste, et kaua sa ikka teed seda, peksad puitu, võtad oksi, paned kivi külge, said esimese kirve ja siis nagu ma ei tea, kaevandab maaki ja et lihtsalt teine graafika, sama mäng, vaata. Ja siis oligi. Aga noh, nüüd on vaata tulnud see mõne Valheim on üks, siis on Enshrouded on vist väga hea, mida kõik räägivad, et on päris hea. Ja sa oled mänginud seda? Ma olen mänginud natuke, aga ma ei ole mul ei ole nagu seda aega olnud, et süveneda sinna täiesti sisse, et ma ei ole seda nii palju mänginud kui Valheimi. Seal on potentsiaali, ma ütlen. Ja ehitamine on parem kui Valheimis, seda ma ütlen ka. Aga ja siis on veel see RuneScape'i mingi uus mäng ka, mis on ka survival based RuneScape. Dragon Wild, see oli selle nimi vist. Ma ise olen viimased nädalat mänginud Subnautica 2, mis mulle ka väga meeldib. Ma olen küll single player'ina mänginud, aga sellel on ka multiplayer. Ja multiplayer on vist jah sellel uuel. Mina Subnauticat ei ole kunagi mänginud ja ei mängi ka ilmselt kunagi, sest mulle siuksed klaustrofoobilised veealused mängud väga ei sobi, et ma mäletan, ma kunagi mängisin BioShocki ja see oli juba a bit too much nagu, et see on siuke jah, väikestes koridorides, igal pool on vesi, mingi upud ära napilt on ja siuke värk, aga jah. Ta küll läheb suhteliselt kiirelt läheb lihtsamaks, et ma mäletan, et Subnautica 1 alguses oli rohkem või pikemalt siukest nagu pead mingites koobastes käima ja hapnikku jälgima hullult ja ka selles teises sa saad suhteliselt kiiresti mingisugused sõidukid ja upgrade'id ja asjad ja üsna kiiresti juhtus see, et ma nagu põhimõtteliselt enam eriti ei muretsenud mingite hapnikunäidikute ja kinnijäämiste asjade pärast. Vahel sa lähed liiga lohakaks, siis ikka tekib siuke olukord, et kus siuke meeldiv robot hääl ütleb sulle, et 15 sekundit. Nojah. Põgened kuskilt kompast, aga muidu Nautica 1 ja 2 mõlemad on väga head. Üks see lisaepisood oli ka, mis toimus nagu stand-alone expansion ja see toimus peaaegu maa peal. Seda ma nii väga võib-olla ei soovita, sest et toimus maa peal. Miks peaks Subnautica mäng toimuma maa peal? Ja siis ei ole enam Subnautica, siis see on Overnautica. Või lihtsalt Nautica. Nautica, jah.
just. Aga vot need GTA videod, mis me kunagi tegime ja need on mänguväljal ka ühed kõige vaadatumad, mis me koos tegime, sest meil läks see heist nii lappe, kui vähegi sai minna. Sõitsime, mis see oli, mingi ligi 30 korda tegime seda mootorrataste sektsiooni seal, et see oli nagu täiesti crazy. See juba läks jaburaks, jah. Vot see... Ma ei ole kunagi kellegi teise heisti videosid vaadanud, aga ma kujutan ette, kuidas sa vaatad mingit teist creatorit nagu esimese korraga teevad ära, noh. Ja vot ma ei tea, see läks nagu nii lappe ja see läks alati niimoodi lappesse, et nagu otseselt nagu ei saagi kedagi süüdistada, vaid lihtsalt nagu mingi situatsioon on siuke, et lihtsalt ongi pekkis, noh. Ja mulle... Ta oli hästi pikk ka muidugi, vaata, see oli nagu... ta koosnes nagu üsna paljudest sektsioonidest ja seal kiirused olid suured, vaata, motikatega ja nagu politsei täiesti palju, oligi nagu 4 tüübist 1 tegi ikka mingisuguse vea. Just. Ja sellest piisas, et kõik oleks pekkis juba. Ja, et aga vot, saime ühe kõige parema video sellest kokku, et minu meelest ka see on mul nagu eluks ajaks meeles, kuidas me seda salvestasime. Ma olin nii tann vahepeal, siis see muutus jälle ülinaljakaks, siis oli jälle nagu hull raev, et kuidas me seda tehtud ei saa ja noh, see on ikka next level, mis toimus, et need videod on siis puhata mängida ja mänguvälja kanalil ka üleval, kes tahab järele vaadata, mis me siis kokku keerasime seal. Aga kuidas kas me GTA 6 eest teeme ka või? Vot ma ei tea, mul ei ole PlayStation. Paneme juba kalendrisse ära. Ja, aga mul ei ole PlayStationit, ma ei hakka selle pärast ostma ka seda. Et kui see PC peale tuleb, siis kindlasti, aga nii kaua ma pean ootama. Ta ei olegi PC peale välja kulutatud või? Ei, no see alati on GTA tulnud esimene kord, tuleb ta konsoolidele, siis aasta pärast ta tuleb PC-le. 5-ga oli samamoodi, minu meelest 4-ga oli samamoodi, et minu meelest see on nende see marketing, et nii nad teevadki. Aga nagu muidugi, minugi poolest GTA 6, ma kindlasti tahan seda mängida, sest seal, see on Wise City seal. Ja Wise City on mu lemmik GTA siiamaani, mis on olnud, lihtsalt ei ole enam 80-ndatel või mis iganes on ja siis ilmselt ei ole nii äge vibe, aga ikkagi vanad kohad ja nii edasi, et see on, ma arvan, päris äge. Aga kuidas sa üldse selle puhata ja mängida asjaga alustasid, et te teete nagu mängude podcasti, mida tegelikult Eestis nagu üldse ei ole, üldse Eesti meedias nagu mängudest üldse eriti ei räägita, mis on väga imelik, sest nagu tegelikult see on üks kõige nagu populaarsem siuke hobi, millega inimesed tegelevad. Jah, eks see ütleb ka midagi selle kohta, kes Eesti meediat teevad ja kes seda loevad. Paljuski nagu see ongi vanem põlvkond, kes... Shots fired kohe. Shots fired kohe, et mingid pässid teevad seda Eesti meediat, sellepärast ei olegi. Ma olen ise ka olnud, ma ei ütleks, et ma nüüd ajakirjanik olnud, aga minu tee nagu selles osas algas sellega, et ma kirjutasin videomängu arvustusi sellisesse ajakirja nagu Digi. Ma isegi ei ole kindel, kas Digi praegu ilmub või mitte, vist mitte. See Digi oli vist mingi üle 10 aasta tagasi teema või? aga ta nagu ikkagi vahepeal ilmus edasi. No, jah, keegi peab pärast fact checkima, aga ma pole lihtsalt tükk aega näinud kuskil Digi ajakirja leitidel. Meil kuskil pool aastat tagasi oli ta minu meelest olemas. Okay. Aga meil lihtsalt varem oli stuudio oli seal Geeniuse tehnoloogiaportaal ja nad tegid ka Digi ajakirja. Aga nüüd me kolisime sealt ära, nii et nüüd ma enam ei tea, mis toimub. Aga lihtsalt, jah, mulle tundub, et me oleme, ma ei tea, ma tahaks nii paljudest asjadest korraga rääkida kohe, et me oleme puhata ja mängidega üritanud aastate jooksul igasuguseid asju teha, et koostöösid mingite uudisteportaalidega, me üritasime ka millalgi teha oma telesaadet, kunagi oli see thing, tänapäeva noored ei teagi, mida see tähendab. Aga olime reaalselt ühe Eesti telekanaliga nagu läbirääkimised, et teha siuke iganädalane mängutelesaade. See kahjuks pilootõusest kaugemale ei jõudnud.
aga ma arvan, et lihtsalt Eesti on nii väike ja see mängijaskond, noh, need inimesed, kes mängivad mänge, et neil on nagu oma kommuunid igal pool, kas Discordis või Redditis või Youtube'is või kus iganes ja noh, need on inimesed, kes ei loe nagu eriti mingit ERR-i või ajalehti või midagi ja lihtsalt nii erinevad crowd'id, et nad nagu ei kohtu. Et kui sa tahad Eestis olla niisuguses massimeedias populaarne, siis sa pead midagi tegema, mis sellele teisele seltskonnale ka meeldib. aga kas siin ei ole küsimus, siin on nagu see küsimus, et kas inimesed ei ole seal sellepärast, et seal ei ole neile content'i, mida tarbida või siis vastupidi, onju. Et tegelikult noh, kui neil oleks midagi, mida vaadata seal, võib-olla tuleks kommuun sinna ka, onju. Et selles mõttes noh, see on natuke minu meelest noh, sind vaatavad need, kellele sa lood sisu, onju. Ja kui sa ei loo teatud sorti inimestele sisu, siis sul ei ole ka neid inimesi. Ja minu meelest just hiljuti oligi meediakanalites, kõikides suuremates Eesti meediakanalites on see, et nad ei saa noortele pihta. Nagu nende vaatajaskond, televaatajaskond tuleb välja ja mis nad siis edasi teevad, et see on nagu suur küsimärk kõigil. Ja probleem ongi selles, et nagu tooda siis noortele sisu, aga ei, seda ei taheta teha, et nagu mis sa siis, mida sa nagu, kes see nagu mõtleb seal või ei mõtle tegelikult, et sa pead minema siis nende noorte trendide ja noortele just sisu looma, mitte nagu vanas stiilis, vaid uues stiilis siis, et võib-olla siis telekas kukubki lõpuks ära, aga tee siis striimitavat sisu või mingit siukest asja, onju, nagu mingi Eesti Netflix, kus sa saad ka gaming ja filmide ja kõige muu siukese sisuga kursis olla, onju. Et noh, mina ei tea, mina näen lihtsalt seda, et vanad inimesed tahavad vanaviisi asju edasi teha ja neil ei ole seda, aga samas üle 10 aasta tagasi nüüd juba teie võtsite oma pundi kokku kolmekesti ja tegite siis Puhata ja mängida podcasti, mis on siis Eestis olnud pidev, mis on väga kummaline, et teil on nii pidev, see on kogu aeg käib siiamaani, et kogu aeg käib teil seesama podcast, räägite mängudest, mis välja tuleb, mida mängisite, et see on nagu väga äge ja kuidas te siis selle pundi kokku panite ja kuidas te nagu nii järjepidevalt seda teinud olete? Jah, praegu meil on muidugi suvepuhkus, nüüd me oleme mitu aastat pidanud suvepuhkusi. Millal saade sul laivi läheb üldse? Ma ei tea, järgmine nädal võib-olla, teisipäeval ilmselt. Selge, no siis juba me oleme loodetavasti tagasi, kui mingitel mõjuvatel põhjustel oma puhkust ei pikenda. Aga põhimõtteliselt saigi asi alguse sellest, et ma elasin kunagi Tartus, praegu ma olen Tallinnas. Ja siis Tartus niimoodi oma asja tehes või oma nagu mänge mängides, siis ma võtsin ühendust siis tollase ajakirjaga Digi, sest esimeses episoodis või esimeses ajakirjas nad kirjutasid, et kui tahad mänguarvustusi kirjutada, siis võtta ühendust. Ja siis ma saatsin oma demo, mis oli Doom 3 sai lisapaki, mille nimi oli näiteks Resurrection of Evil või midagi siukest. Okay. Ja ma kirjutasin selle arvustuse ja saatsin siis selle toimetajale Leho Lahtveele, kes siis vastas, et täitsa okeilt kirjutad ja võid nagu kirjutada küll. Ja selle peale ma kohe nagu haarasin asjad kinni, sest ma olin juba selleks ajaks aru saanud, et mulle meeldivad mängud nii väga, et ükski minu sõber, et noh, mõned sõbrad ikka mängivad ka mänge, aga ükski minu sõber ei jaksa nagu minuga samas tempos püsida, et mängida nii palju erinevaid mänge, et rääkida nii palju, et keegi ei viitsinud kuulata mu seda mängumöla nagu lihtsalt kogu aeg, et ma sain aru, et mul on lihtsalt vaja mingit kanalit, kuhu see kõik oma mõtted ja arvamused mängude teemal suunata. Ja siis selleks sai ajakiri Digi. Ja üks hetk siis tekkis selle kaudu, ma olin siis just Tallinnasse kolinud ja siis võttis minuga ühendust Martin Mets, kes oli siis Digi hilisem peatoimetaja. Ja ütles, et kuule, et on niisugune mõte, et paneks ühe podcasti kokku, et üks niisugune veebisait oli põhimõtteliselt aga Raadio 1, mis siis, mille idee oligi see, et nad hästi varakult tahtsid, et muus maailmas oli juba juhtunud see, et podcastid olid saanud hästi populaarseks. Eestis see veel ei olnud juhtunud
et siis nagu koondavad sinna kokku igasuguseid majandus- ja fotograafia ja tehnika ja igasuguseid selliseid podcast'e ja siis teeme ühe nagu lõbusama siukse mängu podcast'i ka. Mina ütlesin, et okei, aga ma tahan selle eest raha saada, et mina siukest asja tasuta ei tee. Aga teeme ühe pilootepisoodi ära. Ja siis 13 aastat hiljem ma pole kordagi raha. Et küll oleme saanud mingit tehnikat ja tasuta mänge ja selliseid asju, aga ma ei mäleta, et kunagi oleks nagu minu arvele laekunud mingisugune tasu selle eest, et ma podcast'is mängudest räägin, aga ma sain aru üks hetk, et see on lihtsalt niuke iganädalane teraapia, kus ma saan ennast tühjaks rääkida ja kogu oma mängumõtetest ja asjadest ja mänge ma mängin niikuinii, keegi ei pea mulle maksma selle, ja mängu-uudised meelgin ka miskipärast niikuinii, ma ei saa aru, kuidas see on täpselt, et see on saanud osaks minust, et ma kõiki mängu-uudiseid igalt poolt kogu aeg jälgin. Nii et see tuleb meil loomulikult, see lisaks minule ja Martinile siis kolmas inimene on Rainer Peterson, keda ma enne üldse ei tundnudki, kes ka siis kirjutas Digisse arvustusi ja nüüd siis sellesama pundiga selles samas koosseisus oleme kogu aeg teinud. Meil on nagu mitu korda mõte olnud, et äkki peaks nagu veits nagu teatepulga nagu edasi andma, et kuidagi mingit nooremat crowd'i või kedagi nagu rohkem, aga ausalt öeldes peale sinu nagu väga kandidaat ei ole. No. Et mul tegelikult isegi natuke kahju, võib-olla sina tunned seda skeenet paremini, aga mulle tundub, et niisugust mänguajakirjanduse nagu nooremat põlvkonda, kes teeksid nagu uudiseid ja niisugust regulaarset sisu nagu, või ka niisugust ajakirjanduslikumad sisu, et neid tegelikult nagu eriti ei ole. Level 1 loomulikult, aga nemad on ka meie vanused ja neil on oma podcast. Ei, aga nagu ongi, sellega teatepulga edasiandmisega ma arvan, et tänapäeva noori ei huvita siuke sisu, et mis on uudised ja mis, nagu kas on hea mäng ja mis seal teha saab, see veel on huvitav, onju. Aga ma arvan, et see content peaks olema teistsugune siis, et kõige paremini läheks ilmselt siuke, et võtad mängu ette, mängisid läbi, võtad klipid sealt ja siis räägib peale, kas oli hea mäng, mis seal hea oli, mis arvustus, nagu vanasti tehti, nagu praegu ikka tehakse, et see on nagu kasulik info. Aga mul on siuke tunne, et noored lihtsalt ei viitsi kuulata mängudest lihtsalt podcast'i, et nemad saavad oma mängude info lihtsalt, et kuskil keegi Chris Boyce teeb striimi ja räägib, et GTA 6 tuleb välja ja sealt saavadki oma info, onju. Et see on minu meelest see tänapäeva, et võib-olla see on ka siuke väljasurev värk, et siukest mängu podcast'i just teha või mängudest, et nagu sa ütlesid, see kontingent on võib-olla Eestis küll väga väike, kes nagu kuulaks siukest asja, et teine asi on jälle see, et kui kellelgi on huvi siukest asja teha, siis mis takistab tal lihtsalt oma podcast'i püsti panna, et miks ta peaks võtma kellegi teise asja üle, onju. Et see on järjekordne küsimus, et mina näiteks ei näe sellel väga suurt väärtust, eriti kui raha ei jagata, siis nagu miks sa peaks kellegi teise asja tegema, kui sa saad oma asja püsti panna. Et selles mõttes ma arvan, et see edasiandmine hakkab raske olema, kui keegi just ei otsi siukest asja, onju. Ma ei tea. Jah, pigem meil ongi see, et vaata kõigil on nagu mingid kohustused, on lapsed või lemmikloomad või mingid tööalased asjad ja siis ongi lihtsalt see, et iga kord ei saa kõik osaleda, et noorena oli aega rohkem ja energiat rohkem, et eks me muidugi teeme edasi, et meil plaani lõpetada ei ole, aga näiteks paar aastat tagasi me lõpetasime siukeste nagu mänguvideode tegemise ära. Muidu me tegime iga nädal lisaks podcast'ile veel ka ühe mänguvideo, iga kord siis eri mängust, välja arvatud GTA. aga nagu selle me lõpetasime, me nägime, et see juba läks jõhkraks pressimiseks. Pluss sellel ei ole nagu enam nii palju pointi, et kui me alustasime, siis oli see, et 10 aastat tagasi, raske on mõelda sellest, aga 10 aastat tagasi oli niimoodi, et sa kuskilt kuulsid mingist mängust, sa mõtlesid, kas seda osta või mitte ja selle kohta reaalselt ei olnud videosisu. Et nagu leida siukest nagu
nagu sihukest materjali, kus nagu keegi päriselt mängib seda mängu, et missugune ta nagu mänguna välja näeb, niisugusest tavamängija perspektiivist ja mis mõtteid see nagu tekitab. Sihukest sisu reaalselt ei olnud ja eriti veel eestikeelset, aga nagu tollal oli ka see, et isegi ingliskeelset sisu ei olnud alati iga mängu kohta. Nii et siis me nagu viitsisime teha, siis me tundsime, et sellel on väärtus, aga praegu on see, et eriti kui sa ei viitsi sihtida seda, et nagu mäng tuli täna välja ja mul täna läheb juba video laivi. Et see, et ma siin omas tempos, et mängin eelmise mängu lõpuni, siis ma natuke mängin seda uut mängu, siis ma kogun oma mõtted kokku, siis ma teen mingi video, et selleks ajaks see on juba nii vana uudis, et jah, ühesõnaga mulle hullult meeldib teha mängudest videosisu, tahaks seda veel teha, mänge mängin niikuinii, aga lihtsalt ma näen, et sellel formaadil on vähem pointi kui enne oli. ja see videote, see maastik on väga palju muutunud selle aja jooksul, mis noh, sina ja mina ja kõik need vanad olijad siin olnud oleme, et siit on nii mitu lainet läbi käinud, et jõhker lausa. Aga vot jah, ma näen nagu seda, et praegu on Youtube'is nagu 2 varianti, mida sa teha saad. Üks ongi podcast, teine on Mr. Beast'i videod. Midagi muud sa sinna vahele panna ei saa, see ei lähe lihtsalt, keegi ei vaata seda. Ja kõik muu, mis on kiire sisu, see läheb siis TikTok'i ja seal saab siis see nagu suurema vaatajaskonna, et midagi sihukest vahepealset nagu väga ei saagi teha. Et noh, lihtsalt see maastik on nii palju muutunud. Aga minule endiselt, mina arvan, et sellel on ikkagi väärtus, mis te teete, see podcast. Kuulan ise vahestki ise seda, onju. Ja noh, sealt saab vahepeal huvitavat infot, vahepeal mitte. Vahepeal on lihtsalt lõbus, onju, et noh, niimoodi on, aga... Podcastil on nagu niisugune oma koht, et näiteks ma ei tea, kuskil jõusaalis pumpad rauda või käid jalutamas või mingi pikk autosõit või mingi. Ja mina tegelikult ka, mulle meeldib kuulata podcasti ja autoraamatuid mõnikord ka mõne mängu kõrvale. Või noh, kui sul on mingi story'ga mäng selline, siis muidugi mitte, aga just kui on selline mõnus grindimine, siis kus sulle nagu, ütleme sihuke see sisaliku aju on hõivatud selle mänguga, mida sa teed, aga nagu see mõtlev aju, tal on ilgelt igav, et siis on hea, et sa saad midagi kuulata, et kui ma vahepeal mängisin palju World of Warcraft Classic Hardcore'i, siis järjekordset tegelast nendest samadest questidest üle grindida, ma kuulasin ikka väga pikad audioraamatud läbi. Jaa, mul on samamoodi. Ma viimasel ajal nagu for fun mängin Mountain Blade'i jälle ja seal on ka niimoodi, et seal nagu väga story't ei ole, aga hästi palju mehaanikat, mehaanilist, strateegilist asja. Ja siis ma tavaliselt panen teisele monitorile mingi podcast'i käima. Ja mudu niites, see on mu go-to, mudu niites ma panen alati podcast'i, et siis jah. See on nagu perfektne aeg, kui kuulata. Aga... Ja müra summutus peab olema. Just, täpselt. Mudu summutus, täpselt. Aga teil nagu need vaatamised ja noh, teil on nagu mingi kindel kuulajaskond, vaatajaskond, aga teil nagu need numbrid väga palju ei muutu. Et põhimõtteliselt suht stagnantne on selles mõttes, et kas teil ei ole kunagi tekkinud tunnet, et mis me üldse teeme, mingi asjad ei liigu nagu... No on ikka, selles mõttes, et kunagi, kui me alustasime, siis me olime alguses pigem üllatunud, et need numbrid on head ja siis nad kasvasid ja siis oli nagu okei. Ja siis me hakkasime videosid ka tegema ja vahepeal, kui me viitsisime palju sisu teha ja noh, need GTA videod ja asjad, siis nagu tundus, et kanalil läheb nagu täitsa hästi. Meil on praegu umbes 8000 subscriberit. Tegelikult on olnud veidi alla 8000, ma ei tea, mingi 5 aastat või rohkem. Mõnikord on see, et vaatad seda... enam me väga tihti ei jälgi statistikat, kunagi oli ikka see, et iga kord vaatasid, palju vaatamis on ja kas nüüd tuleb ja promosid ja nüüd me ei viitsi seda absoluutselt teha, teeme lihtsalt vana rasva pealt. Aga siis vahepeal vaatad, et nagu mingi see nädal tuli juurde 2 subscriberit, see nädal läks 8 ära. Ja, no võt, ja. Et on nagu sama koha peal on palju, aga see oli mingi üsna järsk moment, et enne kuskil Covidi ajal
ehk siis umbes 2020 oli see, et enne seda ei olnud ühelgi videol, või noh, väga harva oli alla 1000 vaatamise, et pigem oli nagu mitu tuhat ja noh, Eesti kontekstis ikkagi nagu okei. Ja ühel hetkel oli see, et läksid nagu tükk järjest alla ja nagu mingi hetk lihtsalt algoritm otsustas, et ta ei armasta. Ja peale seda kuidagi see nagu tasakaalustus ja nüüd ta on niisuguses samas kohas olnud päris kaua aega. Aga see on tegelikult jah, noh, ütleme, kui sa oled nii kaua aega teinud kui meie, et 13 aastat, siis ma arvan, et see on suhteliselt, pigem on hea, et meil on see vana crowd ja väga tore on näha chatis samu nägusid, et me podcast'i salvestuse siis kanname ka laivis üle ja siis chat saab nagu kohe kaasa, mingi faktiviga on siis kohe parandada või mingit arvamust avaldada ja seesama rahvas, mulle see iseenesest väga meeldib. No jah, aga nii et tegelikult ei ole sihukest hetke olnud, et ma rohkem ei viitsi üldse teha. No meil on neid hetki olnud küll, sest et ikkagi see iganädalane tegemine on sihuke korralik koormus. Noh, minul ka näiteks see, et kui on väiksed lapsed, on ju, siis noh, sa ka tead seda nüüd, eks? Ma et tean. nagu, et nii, et ma nüüd siis lähen, et nagu selle peab nagu argumenteerima, et miks sa ikkagi lähed ja kas seda on nüüd vaja. Et miks seda kõike teha, aga ma arvan, et ma olen aktsepteerinud, et see on niisugune hobi, mida ma teen ja see on osa minu elust, et praegu kui kellegi lõpetamisplaani minu teada meist kolmest otseselt ei ole, et minul ei ole, aga noh, samas sa kunagi ei saa ka midagi tähtsat nagu ära jätta, sellepärast, et kuule, et ma ei saa, et mul on podcast, et see ikkagi peab olema see nagu väike dünaamilisus. Meil on ka nüüd viimastel aastatel juhtunud mõned korrad see, et mitte keegi ei saa. et meil saade jääb ära, sest ma ei tea, üks on reisil ja jälle on lapsed haiged ja kolmas töökoosolekul ja nagu siis jätame ära. et jah, midagi pole teha, aga ikkagi laias laastus me oleme kogu aeg edasi pannud ja ma olen ise ka üllatunud nagu, kui 10 aastat täis sai näiteks või. Ja nüüd me enam ei märkagi, tavaliselt keegi chatist ütleb, et kuule, teil oli sünnipäev, 13 aastat vara. Õige jah, okei. Meil läks endal meelest. jah, eks see ole niimoodi jah. Me tegime mänguvälja 10 aastat, siis lõpetasime ära põhimõtteliselt, et aga noh, seal oli rohkem põhjuseid, seal oli see ka, et me lihtsalt ei mänginud samu mänge ja mingi muu elu oli teistsugune. Aga ja 10 aastat midagi teha on ikka jõhker aeg ja tasuta teha nii-öelda, et see on ikka jah. Et vanasti jah, kui sa mingi 20 on ja siis sul jah ei olegi nagu mingit muud elu eriti ja siis võid ju teha igasuguseid videoid ja värke-särke, aga kui vanemaks saad ja kohustusi juurde tuleb, siis on ikka jõhker leida seda aega ja siis nagu oleks vaja nagu kuidagi kasvõi iseendale nagu õigustada seda, et vähemalt ma saan raha või vähemalt seal on mingi muu väärtus, on ju, et nagu niisama nühkida mingit asja ei ole nagu mõtet, aga mina näen küll, et teie selle asjas on väärtust ja mul on hea meel, kui te teete seda edasi veel. Aga lisaks sellele nüüd mõned aastad tagasi, päris mitu aastat tagasi nüüd juba, sa alustasid oma mängufirmaga ja teed VR-mänge. Et kuidas see asi sündis sul? Käisin kurgu puhtaks, et siis pikka juttu rääkida. ja oota, ma istun nüüd mugavalt, nii, räägi. No tegelikult 10 aastat tagasi me tegime siukse ettevõtte nagu Maru VR. Ja see meie on siis mina ja Lilit, minu elukaaslane, naine on õigem öelda. Et samal ajal olime just lapsega saanud ja siis mõtlesime, et siis teeme nagu ettevõtte ka. Sest minul oli tükk aega olnud huvi VR-i vastu, et kui mina esimest korda VR-i proovisin virtuaalreaalsusprille siis ühel Soome messil, siis ma enne arvasin, et see on mingisugune gimmick, aga ma olin kohe müüdud, et ma nägin sellest kohe väga-väga suurt tulevikku. Ja siis Eestis ma
kuidagi pooljuhuslikult sattusin paari sellise projekti otsa. Kuna ma ise tegelesin videoproduktsiooniga, siis just siukseid VR-videosid ja niisuguseid väikseid äppe ja siukseid asju mingite klientide jaoks tegime, muuseumidele, mingeid turismi asju. Ja lõime selle ettevõtte ja siis ühel hetkel avastasime, et vau, et me oleme nagu Eestis number 1 ettevõte, kes neid teeb, et me nende aastate jooksul tegime üle 40 sellise VR-elamuse ja kui me alustasime rohkem nagu 360 kaamerate ja selliste asjadega, siis mida aeg edasi, seda rohkem me märkasime, et ikkagi need asjad, mis on tehtud mängumootorites, mingid 3D elamused ja asjad, et need ikkagi lähevad inimestele palju-palju rohkem korda, et need näevad paremad välja ja on ägedamad ja interaktiivsemad, saad pultidega vaata mingite asjadega möllata. Versus see, et me korraldame mingisuguse mega keerulise 360 kraadi kaamera kuhugi püsti ja siis pärast see VR-is on ikka see pilt on veidi sihuke udune ja ta ei ole nagu, noh, kui sa veidi liigud, sa saad aru, et ta ei ole tegelikult ruumiline ja siis nagu hakkasimegi vaikselt nagu järjest rohkem tegema mängulisi elamusi, kuni üks hetk siis tegime nagu otsuse, et okei, me nüüd hakkame oma mängu tegema. Et me nägime, et ikkagi minul oli selle üle loomulikult väga hea meel, olles suur mängu entusiast, aga ma ise ei oska mängu teha, ma ei oska programmeerida, ma ei oska 3D mudelit teha, ma ei oska midagi sellist teha, ma lihtsalt oskan mängude teemal rääkida. seda ma olen väga palju harjutanud, mis asi on hea, mis asi näeb hea välja, mis tehnoloogia seal taga on, enam-vähem sellest ka aru. Ja siis kõigepealt jah, väikse tiimiga, põhimõtteliselt ühe arendajaga tegime demo. Sellest edasi juba vaikselt tiimi kasvatasime, saime mingisugused rahastused ja siis nüüd 2 aastat tagasi läksime siis Steamis Early Access'i. Mängu nimi on siis Bootstrap Island, see on virtuaalreaalsuse ellujäämismäng, mis on natuke nagu Robinson Crusoe virtuaalreaalsuses, kus kõik objektid sinu ümber on hästi interaktiivsed, saad nagu kõike korjata, kõike katsuda, on ööpäevatsükkel, saad teha tuld, öösel tuleb ründama, nii et pead tule üles saama, pead leidma süüa, pead leidma juua. Ja siis avastad seda troopilist maailma seal ja seal nagu vaikselt selline story. Ja nüüd siis see aasta me tulime siis päriselt Steamis välja ja nüüd kohe-kohe, kuupäeva ma ei saa öelda, aga väga-väga lähedal on PlayStation 5 release, ehk siis PlayStation 5 peal saab seda PlayStation VR 2 peaseadmega. Nii et tegimegi täitsa päris mängu, millega me Eesti parima mängu tiitli aastal 2024 ja üldine tagasiside, mängijate tagasiside on ka ikkagi olnud väga positiivne, et Steamis hetkel see rating on praegu, ma arvan, mingi 81 või 82% positiivseid arvustusi. Jaa, kusjuures mina vaatasin just hiljuti mingi aeg, Steam soovitas ka mulle seda mängu. Mul ei ole seda mängu ainult sellepärast, et mul ei ole praegu VR headseti, aga muidu see oleks nagu must have, sest see, jah, ma ei teagi, kas praegu, võib-olla nüüd juba on, aga sel hetkel, kui sa hakkasid tegema, ei olnudki siukseid päris VR mänge, päris selleks mõeldud, et sa survive'id seal VR maailma sees ja siis teed neid asju seal erinevaid, on ju, et see oligi nagu see väga äge asi, et sa nagu päriselt selleks tegidki selle, et see ongi full point, et sa VR-is lähed teise kohta ja survive'id seal. Et mulle see point väga meeldis, see element seal ja kui ma vaatasin neid review'sid, siis kõik olid positiivsed ja kõik olid nagu suht hämmingus, et kui hea nagu see movement ja kõik, kuidas sa saad igat asja näppida ja et see nagu väga inimestele meeldis, et kust te nagu seda nii-öelda inspiratsiooni võtsite, et siuke asi kokku valmis ehitada? No neid mänge, mis kaudselt või otseselt on Bootstrapi mõjutanud, on päris palju. Kas või seesama Subnautica, millest me enne rääkisime, aga ka Long Dark, Don't Starve.
natuke isegi Binding of Isaac kogu selle roguelike stiili juures, et Bootstrapis sa saad üsna lihtsalt surma. Et surm on ikkagi kõige parem õpetaja, aga siis sa sured, siis sa unlock'id uusi asju, siis sul on nagu väike random element, et mis asjad sa leiad iga kord. Ja noh, muud randomiseeritud asjad on ka, et mis ilmastik sul satub ja mis loomad ja kas pärismaalased tulevad ja sellised asjad. Ja ma tundsin, et sellist mängu ikkagi VR-is ei ole olemas. Tekkisid mõned sellised mängud, mis tõesti VR-is nagu, kui VR on hästi tehtud, kui ta näeb hea välja, kui ta nagu kõlab õigesti, kui sa teed midagi, võtad mingi asja ja teed sellega midagi, see tundub nagu päris ja sa usud seda maailma, sest see on nii võimas ja nii vahetu ja siis ongi täpselt selline tunne, et nagu kui see loom praegu tuleb ja hammustab mind, kas ma tunnen seda päriselt et sa oled nii haaratud kõigest ja ma olen ikkagi alati olnud vaimustuses selle osas, et mulle tundub, et ta on lihtsalt nii järgmine tase selle osas, et noh, kui mina üles kasvasin ja mänge mängisin, siis oli see, et vaat see tehnika arenes nii kiiresti, mängud arenesid nii kiiresti, et nagu graafika, et nagu vaatad mängus kuidas vesi välja näeb, et vau, see on nagu kõige realistlikum vesi, mis ma olen näinud. Või mingid füüsikaefektid või ragdollid või asjad ja kogu aeg tuli hilised 90-ndad, varased 2000-ndad, et need mängud arenesid nii kiiresti. Praegu vaata ei ole seda, praegu nagu see mingi uus PlayStationi mäng, et see näeb mega realistlik välja. See mäng näeb ka mega realistlik välja, et kõik on kuidagi, mingi tase on saavutatud ja seal need muudatused on kuidagi nii väikesed. Nii et minu jaoks oligi see VR oli see nagu hüpe, et nagu ma olen harjunud, et kogu aeg nagu mängud arenevad edasi ja hüppavad edasi, ja mind nagu natuke hämmastas, et väga paljud mängutegijad ja mängijad ei olnud üldse huvitatud. Et ma arvan, et see on lihtsalt siuke ajutine asi, et varsti tahavad kõik seda teha ja kõik on siuksed. Ja me hakkasime algusest peale tegema sellist mängu, mida VR vajab, mida ei ole tegelikult VR-is tehtud ja natuke võiks isegi öelda, et siiamaani ei ole nagu, et iga kord, kui mingisugune uus ellujäämismäng VR-ile välja kuulutab, siis oli natuke selline tunne, et okei, et kas nad teevad seda sama asja, mis meie, aga lihtsalt palju paremini, sest nad on kuskil välismaal ja neil on hästi suur stuudio ja väga hea rahastus ja jõhkralt kogenud mingid arendajad, aga seda ei ole siiamaani juhtunud. Ma tunnen, et me oleme oma nišis nagu päris heal kohal. Nii et jah, isegi kui see mäng nüüd, ütleme nii, et VR-turg on väike, et need müüginumbrid ei ole päris need, me lootsime, et meie optimistlikud prognoosid ei saanud tõeks, aga ikkagi ta on nagu niisuguses omas kohas ikkagi väga, väga vajalik mäng või et teist sellist mängu päris ei ole, et me suutsime teha midagi mida mitte keegi ei ole siiamaani. Selle üle ma väga uhke nii ise kui ka selle tiimi üle kokku panime ja kes väga kõvasti selle kõige kallal tööd tegid. Ei jaa. Nagu välja tuleb, siis mängu tegemine on raske, Joosep, kas sa teadsid seda? Tead, ma natuke olen kuulnud, jah. Aga ma teadsin enne, et mängu tegemine on raske, aga ma ei arva, et võib-olla, et see ikkagi nii raske on. Aga vaata, seda ma mõtlesin ka, et sa nagu teed esimese mängu ja see on kohe VR mäng on ju, et see VR market share on suhteliselt väike, sest noh, mina ka nagu igavesti mängija, mul hetkel ei ole VR headseti, ma ei hakka seda ostma ka ühe mängu pärast. Et noh, siukseid inimesi on hästi palju, kellel lihtsalt ei ole seda headseti, seega sa neile juba müüa ei saa. Et noh, võib-olla PlayStationiga on nagu natuke lihtsam, et võib-olla inimestel rohkem vidinaid see küljes, aga ikkagi nagu suhteliselt nagu väike tegelikult, et kas ta ikkagi oli väärt seda tegemist nii-öelda, said oma kulud kaetud või? No põhimõtteliselt see oli veidi siuke strateegiline valik, noh, mingis mõttes meie jaoks oli selles mõttes loogiline, et me olime ettevõte, nii juba tegi VR-elamuse niikuinii. Ja siis trügida sellele suurele mängule järsku tundus täiesti lootusetu ettevõtmine, et tiimis tehakse praegu kui palju, 20 000 mängu aastas või?
et sealt välja paista, noh, väga paljud väga head mängud jäävad täiesti tähelepanuta tänapäevasesse vool uute mängude ja kogu marketingi ja kõige asjade osas on nii. nii et me tegime nagu siukse strateegilise otsuse, et kas me tahame olla väike kala suures tiigis või suur kala väikses tiigis. Nii et me valisime selle väiksema tiigi, mis meie jaoks tundub loogiline ka. Sest noh, paljud, me olime näinud, kuidas ju väga paljud suured stuudiod, ka mingid a la, ma ei tea, mingid Activisionid ja Eidosed ja sellised stuudiod tegid ka oma mängudele mingeid VR asju sellal, kui see oli nagu popp ja seal oli rahastust jaoks. Ja nad ei osanud üldse teha, nad ei saanud aru ja meie tundsime, et okei, et me suudaks teha neid paremini, me saame aru, mis toimib VR-is ja mis nagu inimesi seal haarab. Aga noh, see kõik nagu eeldas seda, et VR siiski kasvab. Ja praegu nüüd aastal 2026 ma ütleks, et VR-turg on praegu päris kehvas seisus. Et noh, Meta ikkagi teeb asju, Meta Questi, vana Oculus, vana Facebook oli. Sellel platvormil on mängijaid ja rahvast, aga seal on hästi palju nooremaid inimesi, kes tahavad tasuta mänge ja nagu multiplayerit ja niisugused miimimänge, nagu Robloxi spin-off'e nii-öelda. PlayStationi platvorm, Sony ise nagu väga ei toeta seda juba mitu aastat, see põhimõtteliselt tuli välja, sinna tuli paar nagu väikest mängu ja oli nagu tšau baka. Suure tõenäosusega PlayStation 6 peale enam VR-head'i eraldi ei tule. Ja PC peal on ka selline, noh, on nagu siuke aktivistide kogukond ikkagi on päris, isegi mingid, võib-olla nagu mingid miljonid inimesed, kes iga kuu ühendavad oma VR peaseadme arvuti külge, aga kes tihti nagu mängivad mingeid ühtesid samu mänge või mingeid tavamängude VR-porte või nagu selliseid asju, kes ei tunne nagu eriti huvi üldse uute VR-mängude vastu, mida ma ei süüdista neid otseselt, sest nagu ega väga palju häid VR-mänge ei tule ka. Nii et kohe muidugi tuleb välja Steam Frame, mis on siis võib-olla selleks ajaks, kui see saade meil laive läheb, siis on just välja tulnud või just välja kuulutatud, et mis on siis Valve'i enda VR peaseade. Aga noh, keegi ei arva, et see nüüd tohutult muudab seda maailma, et nüüd saab tohutult populaarseks, sest isegi kui kõik kohe ära ostetakse, siis Valve ei jaksa neid toota nii palju, siis võib-olla peab mingisuguse aja ootama, juurde tehtakse ja kõlakad räägivad, et nagu kõik muu riistvara, siis ka selle hind tuleb ilmselt natukene kallim, kui inimesed loodavad, et kas inimesed omal ära põhjendavad see asja ostmist on nagu teine asi. Aga vaata, me rääkisime ennem on ju meediast ja noortest ja VR ka noori ei huvita eriti, vaata, et see on see telefon, noh, ma ütlen. Küll neil vaba aega on, siis nad lähevad TikTok'i ja veedavad oma aja seal ära ja ongi kõik, on ju, et siuke, ma ei tea, minu meelest on tänapäeval rohkem seda tarbimist, nagu ajudeta tarbimist, kui meie ajal omakorda oli, et me ikkagi tegime midagi. Kasvõi kui sa mängid mängu, sa aktiivselt teed midagi, aga see brainrot on küll nagu teine asi ja vot minu jaoks on täiesti müstiline see, et selles brainroti sees on vaata need oma karakterid, nagu see mingi Tung Sahud ja kõik need igasugused skibidi toiletid ja asjad, mis seal nagu tulnud on, nagu oma kultuur. Ja siis nüüd tehakse mänge ja müüakse, täna ma nägin, ma käisin korraks raamatupoest läbi. Ma nägin, et on mängukaardid nagu Magicu kaardid näiteks on ju ja on nende just miimide tegelastega nagu Tung Sahud ja kõik need erinevad asjad, mis seal on. Et sellel ei ole isegi nagu mingi korralikku loodi ega midagi ja täiesti nagu random pask ja siis inimesed tarbivad seda, et võib-olla ma olen vaata see old man nüüd, et get off my lawn on ju, et aga nagu reaalselt see on nagu täiesti crazy, kuidas nagu järgmine generatsioon on hoopis teistmoodi meediat tarbimas, kui meie seda omal ajal tegime, et aga noh, ma ei tea, mis sina sellest arvad, kas sa oled näinud mingisugust trendi või mis iganes, et
no mul on ka oma lapsed praegu 10 ja 8-aastane, et siis eks ma sealt ka saan mingisuguseid miime ja asju, mis on hullult vaja osta kohe, mingit Dubai šokolaadi või Labubusid. no et vot, jah. et ma näen ka nagu seisukohalt neid asju, et ja noh, samuti ka seda, kuidas noh, neid ka tirib nagu telefon ja tahavad scroll ida mingeid asju ja kohati lihtsalt lihtsam see, et nagu, et nii, et paneme nüüd need telefonid kuhugi sahtli taha nagu luku taha või tahvlid ja asjad ja siis nüüd täna rohkem te ei pea muretsema selle pärast, et midagi sealt vaadata ja siis sa näed, et siis nad leiavad nagu muid tegevusi või tekivad mingid mõtted, et see, kuidas see kõik nagu mõjutab lapsi nagu omaette küsimus ja noh, vot mingid asjad on, et võib-olla üldse Euroopas nagu kaotatakse sotsiaalmeedia ligipääs noortele ära ja noh, eks nad muidugi leiavad nagu muid asju ja vanemad peavad ka mingeid asju keelama. Aga noh, samas mingid veidrad nagu subkultuurid on olnud nagu alati igal generatsioonil, et iga vanusegrupp tahaks, et neil oleks midagi sihukest nagu enda oma. Ei taha lihtsalt, et mingid juba vanad inimesed, 20+, neile ette söödaks nagu mingisugust sama kraami, mida on mitu aastat tehtud, et kes seal ennast mugavalt tunnevad, et tihti tekibki sihuke nagu vastukultuur sellele, mida nad ümber näevad ja tahavad teha midagi teistsugust selle jaoks, et seda nagu tasakaalustada, teha midagi nagu sisemiselt tundub sihuke õige või huvitav või teistmoodi või nagu eksperimenteerida ja piirata või ma arvan, et see kõik on loomulik ja naturaalne. Eks meie omal ajal tahtsime samamoodi teha. Ei, see on hea point, see on väga hea point tegelikult, aga vahe on vaata selles, et esiteks nagu sa ütlesid, et nad ei taha, et nagu vana generatsioon neile nagu ette sõidab, mida nad tarbima peavad, onju. Aga noh, neid 3D väikseid videoid TikTok'i teevadki 20+ inimesed ja siis need noored vaatavad neid, et tegelikult ikkagi söödavad ette. Ja teine asi on see, et nagu jah, subkultuure on alati olnud ja alati on mingid miimid ja asjad ja värgid-särgid olnud, mis alati kõik ei meigi sensi ka ja väljaspoolt vaataja ongi, et mis asi see on ju. Aga ma ei ole kunagi näinud, et nagu meie miimidest oleks Trollface'ist oleks tehtud mängukaarte või isegi noh, kogumiskaarte, mida sa saad pakis osta ja siis need on nagu tavalises poes müügil mingi 3 euroga saad endale mingi paki osta ja siis nagu see on minu jaoks nagu täiesti crazy, et need asjad on jõudnud sinna, et Lekivad päris maailma. just täpselt, et see on, vot see on see level, et siis on küll siuke tunne, kas me elame simulatsioonis või mis siin toimub, onju, et ma olen paari hästi kummalist asja näinud ka välismaal. See oli vist 2 aastat tagasi, kui ma käisin Gruusias mägimatkal, aga pealinnas, et mingis suvalises putkas müüdi mingit Mr Beast'i šokolaadi. Et see oli siuke okei. Ja siis enam seda vist ei ole, aga Istanbuli lennujaamas Türgis siis oli Salt Bae restoran. See on see, vaata, kes pani seda soola kõigele asjadele nagu, et sellel tüübil, kes oli ka põhimõtteliselt miim, tekkis mingi oma restorani kett, kus müüdi siis mingit väga ülehinnatud keskpärast steiki, millele siis ettekandjad panid niimoodi soola peale, et nagu neid üritusi, siukseid nagu miime nagu ära rahastada kuidagi, et noh, ma ei tea, mis iganes populaarne on, eks selle külge alati on üritanud ennast keegi nagu külge haakida ja selle raha teenida. Eks need creator'id ka ilmselt tahavad kuidagi oma kuulsust nagu kasutada selleks, et oma elu paremaks teha, et see on tegelikult normaalne. Aga see, et see nii laialdaselt levinud ja nii massidelt, see on kindlasti jah, miski, mida siin mõni aasta tagasi. Ei no, mu point lihtsalt on selles nagu minu enda jaoks on see, et need TikTok'i miimid on ju, et need on nagu nii sisutühjad, see on nagu vaata see tänapäeva miim on 6-7 on ju. Nii, seleta mulle 6-7 lahti, keegi ei suuda seda teha, sellepärast et sellel ei ole tähendust. See ongi lihtsalt miim. Ja nii ongi. Ta on lihtsalt mingi, jah, sa võid kindlasti leida mingeid allikaid, et kus see pärineb.
mu lastel on selle kohta omad teooriad, aga aga ma käisin, mul oli selle Six Seveniga näiteks lugu, et ma käisin eelmine aasta mõne sugulasega Aafrikas Keenias ühel väiksel reisil ja siis me kuskil lennujaamas nagu hakkasime rääkima lollakast noorte miimidest ja sellest lollakast mingist 6-7 miimist. Mis asja see üldse 6-7 tähendab, et nagu, et sellel ei ole mitte mingit muud asja kui see, et nagu, et kui keegi ütleb need numbrid, siis sa teed nagu 6-7 ja siis arutasime nagu täiskasvanud inimesed, et mis kuramuse jaburdus see on, millega tänapäeva noored tegelevad midagi. Kuulge, aga keegi lihtsalt küsis, et kui pikk see järgmine lend meil on? Mingi 6-7 tundi. 6 ja kogu ülejäänud reis nagu lihtsalt nagu see jäi kõigile ajude vahele nii lolliks nagu neile, seal ei olnud mingit pointi, aga me olime lihtsalt nakatanud sellesse, et olime päriselt nagu safaril, nägime päris loomi, nagu hämmastav loodus, lõvid ja leopardid ja kaelkirjakud nagu meie ümber, selle safari auto ümber ja siis elevandid tulevad ja siis keegi küsib giidi käest, et vau, et need on ikka nii suured, et kui palju need elevandid kaaluvad. Giid ütleb, et ikka mingi 6-7 tonni ja kõik vaatavad üksteisele otsa nagu. Ja see lihtsalt nagu, kui lapsed selle teevad, siis nagu sa oled nagu, aga selles kontekstis, et nagu täiskasvanud inimesed omavahel nagu lihtsalt niimoodi suutsid nakatada, et nagu ma ei tea, see oli naljakas. Me saime sel hetkel aru, miks lapsed selle teevad või miks see naljakas, miks koolis nagu need numbrid on keelatud matemaatikatundides ja see mõjub. See on hea point, aga see on nagu viirus, vaata, et vaata, ma mäletan, meie ajal olid mingid Spider-Mani miimid, kus nad näitasid 11 ja no siuksed teemakohased, et nagu keegi, mingi teema on, sa paned selle miimi sinna, see läheb teemasse, on ju. See on nagu, see pilt ütleb midagi, on ju, see on ikoon. Sa saad ikooni panna, see tähendab midagi ja siis nagu, see on nagu laialdaselt levitud. See on veidi ka nagu salakeel. See on nõme siis, kui kõik seda teavad. Aga kui sul on mingid inimesed ümber, kes saavad sellest aru ja teised ei saa, siis ongi kohe siuke tunne, nagu te räägite mingist salakeeles omavahel ja te olete ühendavad inimesi omavahel, et mäletan, mul oli ka nagu keskkooli ajal kuskil sõpradega mingid oma väljendid ja asjad ja siis me nagu kuskil seltskonnas rääkisime ja kõik on nagu, mis jama te ajate, me saame ise nagu aru. Kõik saavad aru, et vaata, need tüübid on head sõbrad, oma värk. No ja selles mõttes, et siuke asi on kindlasti olnud kogu aeg ja nii edasi. Aga vot, jah, ma ei teagi, no lihtsalt nagu sa ütlesid, see 6-7 nagu ei tähenda midagi, aga see muutub nagu naljaks ja kogu see asi, et see muutub naljaks, ongi naljakas, on ju. Aga lõpukokkuvõttes nagu see ei lisa nagu midagi juurde ju sinna, kui sa näiteks kirjutad mingit, ma ei tea, argumenteerid kuskil internetis, whatever on ju, ja siis sa lisad selle 6-7 sinna. See ei andnud midagi juurde, aga kui sa paned Spider-Mani miimi, et kõik näitavad üksteise poole, siis sa saad täpselt aru, et mida see nagu lisab või koolib auti, on ju. Et noh. Kõik ei saa. No. Üks siuke väga vahva lauamäng, mis ta oli, mingi What the Meme või? Ma kuulnud sellest, mänginud ei ole. Ta on veits nagu, kas sa oled kunagi mängid neid Cards Against Humanity asju? See on ka, võt seal on see, et sul on kaks asja, mis peavad nagu kokku sobima ja siis kelle kombinatsioon on nagu kõige naljakam kellegi arvates, et see saab punkti. Ja siis, ma ei tea, see What the Meme, ma ei jääks just double check-in siin rääkimise ajal. What do you meme? Jah, What do you meme on selle mängu nimi. Okay. Ja siis seal on sama, et sul on mingisugune pilt, millel nagu justkui võiks mingi point olla ja siis kõik panevad nagu need kaardid, mis nagu satuvad, et mis kõige paremini võiks sobida. Ja nagu ma olen seda mänginud enda vanuste täiskasvanud inimestega ja nad nagu absoluutselt ei saa pihta. Kes ei ole nagu selles interneti uuris see läbi mina. Et nad ei saa nagu üldse sellele pointile pihta, et nagu, kuidas nagu, et kas on nagu mingi pildi illustratsioon või nagu, kas ta peaks olema see, mis nad ütlevad või nagu, oh my God. et
see, et nagu, et noh, et selle valge impact fondiga see tekst peaks justkui nagu peal olema, et et nagu see on mingi konkreetne klikk, mis sul ajus käib ja kes ei tea, see ei tea. Et sa arvad, et kõik teavad miime, aga väga palju. ei, no seda küll, aga vaata, nende mängudega on tihti see ka, et ma kunagi mängisin Dixitit mingite inimestega ja osad inimesed lihtsalt visuaalselt mõtlevad paremini kui teised ja kui sul on grupp inimesi, kus näiteks sina ja üks teine inimene mõtlete visuaalselt, saate nagu neid asju kokku panna ja kõik teised on nagu NPC-d seal kõrval, siis on nagu täiega nõme mängida, sellepärast et noh, nad ei mõtle niimoodi. Ja ma arvan, et see miimimänguga võib samamoodi olla. See on umbes nii, et lähed Cards Against Humanity't mängima ja siis seal on keegi, kes solvub iga asja peale, et nagu see teeb selle naljakamaks. no jah, üks variant on see, et see teeb naljakamaks, teine variant on see, et see inimene läheb ära või te ei saa mängida seda, onju. et noh, see ongi nagu see teema, et noh, nende miimidega ikkagi jah, sa pead olema olnud selles interneti no natukenegi sees selles kommuunis nii-öelda, aga no ma muidugi mõtlesin, et ikkagi enamus inimesi saatsid üksteisele Messengeris miime kui mingi 10 aastat tagasi onju, et see oli nagu teema, mida teha. aga vot, võib-olla noh, kõigil ei olnud. inimesi on palju, kogukondi on palju, eks me mängurid ja internetisõltlased olemegi siuksed veidikene alati hälvikud olnud ühiskonnas ja siuksed teistsugused inimesed. no vot, minu meelest on see flipinud nüüd, et need nii-öelda hälvikud, nüüd tundub, et need on just kõige asjalikumad inimesed ja siis need teised inimesed on suht NPC-d, teevad oma tavalist elu ja elavad rahulikult ja noh, ongi niimoodi, et mängid selle Assassin's Creed'i, need on need, kelle vahele sa saad minna, et nagu sulandada kokku ja aga vot siuke mulje on mul jäänud. NPC energia on ka vist üks uus väljend. jah, aga see on minu meelest vanem kui see generatsioon, et juba ammu öeldi nende kohta NPC, aga no vot, et jah, näiteks noh, keskmine inimene, kes nagu ongi oma eluga rahul, kus ta käib nagu 9-5 tööl ja ise midagi ei loo, vaid tarbib ainult TikTok'i ja ma ei tea, võib-olla vaatabki telekat, et noh, siis ta ei tooda ju midagi, siis ta ongi NPC. et tegelikult I don't get it. nagu kui ei ole seda sisemist nagu tahtmist midagi luua, vaata. noh, ma arvan, et mind on elu õpetanud mitte alahindama inimesi. Tihti neil inimestele, kellel on mingisugune teistsugune maitse või arusaam, neil võib olla eriti tiip arusaamine mingist täiesti teisest asjast, mida sa ei oska esmapilgul väärtustada, nii et see on hea point. Inimesi on igasuguseid ja ma arvan, et on inimesi, kes ei ole väga tolerantsed nagu meie kultuuri suhtes, aga ma võin vastata sellega, et ma ikkagi tolereerin nende kultuuri, aga muidugi mõne inimesega mingil koosviibimisel asjad saad aru, et sul pole mitte millestki rääkida temaga. et siis kohati on jah, seda keelt raske leida, aga see ei tähenda, et tegu oleks kuidagi inimesega, kellest ma peaks ennast paremaks. See on minu meelest väga hea attitude, et noh, inimestel on peidus vaata igasuguseid muid asju, mis esmapilgul ei paista välja või mingid teemad, mis ei tule jutuks lihtsalt. Aga vot siis minu point olekski, et nagu räägi kohe kõige ägedamast asjast, mis sa arvad, et su elus on või mis sind kõige rohkem huvitab. Sellepärast, et siis sul on kohe midagi rääkida ja alati on põnev rääkida inimestega, kes on nagu entusiastlikud millegi asja suunas, onju. Aga kui jah, tuleb inimene ja tal ei olegi nagu midagi, siis on küll nagu, et okei, ma ei tea, passime niisama või et noh, selles mõttes siukseid inimesi on mina olen hiljuti avastanud, et neid on väga palju kuidagi, et kahjuks, aga jah, ma üritan ka inimestele ikkagi anda nagu selle nii-öelda benefit of doubt, vaata, et nagu vaatame kõigepealt, mis su sees on nagu, et proovime nagu rääkida asjadest, aga jah, juhtub vahest niimoodi, et ei ole. Võib-olla sa elad vales kohas, võib-olla sa liigud vales crowd'is. no vot, mul ei olegi crowd'i, kus liikuda tegelikult, ma lihtsalt liigun ja tuleb see, kes tuleb ja täiesti erinevad inimesed erinevatest kohtadest ja mõni on huvitav, mõni ei ole, onju, aga lihtsalt pigem on see, et ma varem ei liikunud crowd'ides üldse
ja liikusingi ainult oma crowd'is või siis nagu lähedastes crowd ides ja need inimesed, nendega mul on sama keel põhimõtteliselt, onju. ja nendega nagu leiab midagi rääkida ja siis, kui sa lähed nagu, puutud kokku inimestega, kes on nii-öelda laiemas maailmas, siis nagu minu jaoks oligi üllatus see, et ma nägin nii palju inimesi, kellel ei ole seda entusiasmi, kellel ei ole seda, et teeme midagi või see mulle täiega meeldib ja siis vot see oli minu jaoks üllatus, et no mis tavainimene ei olegi siuke või. et see oli minu jaoks see pettumusmoment nii-öelda, ütleme nii. aga noh, mis sa teed? ega jah, muidugi, kui rääkida just konkreetselt nagu kirest mängude vastu ja kõik see, siis mina olen ikkagi päris üllatunud olnud sellest, et kuidas mängude osas, võib-olla nüüd on vähem seda, aga aasta tagasi oli see, et väga paljud inimesed mängisid ja nad ei rääkinud, nad ei julgenud sellest rääkida. See, et sa mängid mänge, oli nii mitte lahe ja see justkui näitas, et sa oled mingisugune nohik või mõttetu inimene, et tõesti nagu jah, nagu alles hiljem said teada, et see tüüp on, ma ei tea, mingi 20 000 tundi RuneScape'i mänginud, aga ta ei julgenud sellest rääkida kellelegi nagu, mitu aastat oled nagu kolleeg või sõber olnud kellegiga ja siis sa saad alles teada seda tema kohta. et jah, selles mõttes paljud inimesed, ma arvan, on ka nagu reserveeritud või nagu ei reklaami seda, et mille vastu nad huvi tunnevad või et võib-olla, ma ei tea, äkki see on mingisugune nõukogude ühiskond on nagu pannud mingisuguse siukse surve peale, kus vaata inimestel oli alati see, et nad ei näidanud tegelikult, kes nad on või sa pidid varjama oma tegelikke niisugused nagu see, mida sa nagu väljapoole näitad või mida sa räägid, et see on üks asi, aga see, kes sa sisemiselt oled, see on nagu selline, mida sa avad ainult nagu inimestele, keda sa 100% usaldad ja keda sa väga hästi tead, et nad kuidagi sind ei reeda või KGB-le välja ei koputa, et see sellist mõtteviisi nagu välja saada, see võtab väga-väga-väga palju aega, et see on kindlasti miski, mida nagu täiskasvanud on ka lastele edasi andnud. Et nii et jah, kindlasti on inimesi, kelle elu ei olegi väga sisukas. Palju need varjavad oma nagu tegelikku arusaama asjast. Vot jah, see on väga õige point minu meelest ka, et jah, meil on see nii-öelda Vene ajalugu ja sealt tulevad paljud asjad on ju üle, aga noh, mina nagu näen seda tihti, et meie generatsioon sinuga nagu ongi see, kes on hakanud üle saama nendest asjadest, kellel rohkem savi ja järgmine generatsioon, neil ei tohiks nagu üldse nagu probleemi olla sellega. et aga jah, nagu vanemate inimestega tõesti on niimoodi, et mingis vanuses on nagu see cut-off, millest sa üldse nagu, kuidas sa üldse suhtlema pead selle inimesega. et selles mõttes on küll. Ma ise olen ka tähele pannud. aga vot jah, kui ma räägin nagu NPC-dest, siis ma mõtlen just enda vanuseid, et nagu siis on jah. Noorematel inimestel, ma arvan, on teine probleem, et neil on just see, et vaata kõike tänapäeval salvestatakse ja kõik, mis sa teed, võib nagu minna kuhugi internetti ülesse või neil on nagu teistsugune probleem selle osas, et nad ka tihti on siuksed nagu kinnised või nagu omaette sellepärast, et kardavad, et miski, mis nad teevad, mingi nalja või midagi, mis näeb totter välja, siis kohe see on kuskil internetis üleval ja siis nagu ainult seda samastataksegi nende osas, et ma arvan, et kogu selle ka oma ja probleemid, ma ei usu, et kuidagi järgmine generatsioon on sa lõikasid ära, järgmine generatsioon on et nad ei ole kindlasti kuidagi immuunsed selle osas, et jah, pigem ma olen kuulnud just seda nagu vastupidist asja, et nad on pigem nagu ka rohkem kinnised ja rohkem reserveeritud. Jaa, see on hea point ja ma olen ka sama asja kuulnud, et see on nagu päris asi, mida kardetakse. nojah, ma mäletan, et mina teismeeas
ja natukene ka varases täiskasvanueas nagu suuri asju välja ei öelnudki, sellepärast et ma lihtsalt mõtlesin, et see ei ole nagu teiste asi, mis ma mõtlen asjadest, onju. Ja teine element on see, et kui ma praegu midagi välja ütlen, siis tulevikus saadakse seda minu vastu kasutada, onju. See on seesama kartus, onju. Aga nagu sellele on üks lihtne antidoot on see, et tee kindlaks, mida sa arvad ja mida sa usud, sul peavad faktid taga olema ja siis sa võid seda nagu kuulutada või rääkida või argumenteerida. Ja kui sa ka muudad oma seisukohta, siis sul on ka ju põhjus, miks sa muutsid seda ja kõik on loogiline, keegi ei saa nagu kuidagi backstabida sind enam siis. Et selles mõttes on nagu noh, jällegi siinkohal mina muudaks nagu meie koolisüsteemi, et inimesi valmistada kõige selle jaoks on ju. Et aga noh, praegu meil on nii nagu on. Aga kui me räägime juba siin, kuidas inimesed on kinnised ja oma hobidest, asjadest ei räägi, kas sul peale mängimise on veel mingeid hobisid või? No mängud on sihuke põhiline asi, jah, mis ma ikkagi, kas ma nüüd päris iga päev mängin, aga ikkagi miski, mida ma teen palju. Kui nagu lapsed lõpuks magama saavad, siis on see minu aeg, kas lähen oma arvuti taha või võtan Steam Decki, võtan tiimile pikali ja mul on alati nagu midagi, mida ma tahan mängida. Aga muud, mul oli tore hobi, mis on natukene nüüd tagaplaanile jäänud, on, ma mängisin trumme. Mõni aasta tagasi hakkasin täiesti lambist tegelema trummimängu, et alguses õpetajaga, aga pärast lihtsalt käisin prooviruumis iga nädalaselt. Ja minu jaoks oli väga suur üllatus, et see on väga raske. Et ma eeldasin, et võtan trummipulgad kätte ja siis lihtsalt mängin kõiki oma lemmiklugusid ja lihtsalt nii see käibki. Tuleb välja, et ei, et pidin siis kõigepealt leppima sellega, et ma olen väga halb trummar ja pean sellest aru saama ja kui ma väga-väga palju harjutan, võib-olla ühel päeval olen ma keskpärane trummar. Et aga hobina see on väga, mul on alati muusika ja just niuke raskem ja metalmuusika nagu väga meeldinud ja alati muusika on minu jaoks hästi oluline ja see aitab nagu ka minu jaoks paremini kuulata muusikat või paremini mõista, et mis mulle millegi juures meeldib, seal on ägedam. Et hobina mega äge ja veel tegeleda. Ja ma olen ka alati teinud mingisugust sporti, et ma pole kunagi sporti vaadanud, mul pole selle vastu mingit huvi, aga mul on alati meeldinud liikuda ja kas nüüd vormis olla, aga nagu vähemalt olla nagu aktiivne ja lasta oma kehal ka nagu tegutseda, et viimasel ajal ma lihtsalt kas teen mingit pikki jalutuskäike või käin jõusaalis, vahel ka ujun, aga varem olen tegelenud näiteks kaljuronimise või martial artsiga, et need on ka siuksed väga lahedad lastega ja nende jaoks aega vähemaks, aga mulle meeldib väga liikuda. See martial arts on ju, millist sa teinud oled? Mixed martial arts, ehk siis MMA, jah, okei. See on väga äge sport, ma tegelikult tahaks kunagi sellega, ma arvan, et ma olin elu kõige paremas vormis kuskil 10+ aastat tagasi, et see siuke elav ja liikuv ja teise inimesega nagu siuke maadlemine ja rullimine ja siuksed asjad, et see füüsiliselt on tõesti äge kehaga, et mäletan, kui sellel tegelesin MMA-ga, siis käisin mingil suurel metal kontserdil ja olin kõige ees ja ümberringi nagu inimesed lendasid peale igalt pidi ja trügisid ja niimoodi. Sa lihtsalt seisad, sa nagu ei tunnegi seda, see kuidagi, üks asi on see, et sa nagu harjud ka ära sellega, et sa ei saa haiget iga asja, tuli ise video, et see vorm läheb paremaks. See oli mega lahe, aga kahjuks mis juhtus see, et igasuguseid väikseid põrutusi ja vigastusi ja asju hakkas tulema, et põrutasid umbes mingi varba ära või põlve või näpp läks tagurpidi või midagi siukest ja need ei parane üldse kiiresti ära ja kui sa trenni peale kogu aeg, siis läheb ainult hullemaks ja lõpuks oligi, pidi lihtsalt nagu pausi tegema, see väiksed vigastused ei paranenud ära. Nii et jah, sellised, mis ma muidu, mulle meeldib ka lugeda, aga ei ole seda teinud nii palju, kui ma
kui ma sooviks, nii et ma tihti kuulan audioraamatuid, kas trenni tehes või midagi muud. Aga kindlasti tahaks muidu lugeda raamatuid ka rohkem. kas sa loed rohkem nagu mingeid self-help raamatuid või rohkem ajalugu või rohkem mingisuguseid fantaasialugusid või ilukirjandust? Tead, ma üritangi hoida oma selle virtuaalse raamaturiiuli nagu hästi kirjune, et hiljuti näiteks kuulasin läbi, üks hästi popp fantasy kirjanik on praegu, on see Brandon Sanderson, Vist jah. Mistborn, vist sellest tehakse ka filmi praegu, et selle kuulasin läbi, see oli okei. Aga noh, proovin ka siis ongi, et siis ma vahepeal kuulan midagi umbes a la majanduse õpikut või siis näiteks mänguindustrist Jason Schreieri raamatud on mõned väga head. Või siis mõnda nagu mingit vanemat klassikut või siis mõnda Stephen Kingi raamatut. Mulle meeldib hästi vaheldusi hoida see asi, et kui ma nagu ühte tüüpi asja kuulan, et mul ei ole see, et ma kuulasin nüüd mingi fantasy läbi, et tahaks nüüd uut fantasy't otsa, et pigem ma siis tahaks nagu midagi hästi teistsugust, et ma arvan, et see on väga rikastav ja nauditav vaheldusrik. Kõlab hästi. Tead, sind kuulates nagu see ongi, vaata, sul kõik need hobid ja asjad, mis sa teed, on nagu sisemise motivatsiooni pealt nagu, et ma tahan seda teha, ma lähen teen seda, onju. Et sa ei tee nagu asju sellepärast, et nagu sotsiaalselt nagu välja näha parem või mis iganes. Et on inimesed, kes nii teevad, et noh, aga vot see minu meelest, vaata, kui me tuleme selle NPC jutud peale tagasi, see ongi see, mis eristab nagu inimest NPC-st, et sul on mingi sisemine motivatsioon, sa tahad midagi teha, siis siin mingid asjad haaravad, siis sa lähed ja koged ja teed ja ongi niimoodi ja siis noh, siis sa juba oled keegi, kellega nagu millestki rääkida, vaata. Et nagu jah, ma arvan, et üks asi on ka see, et ma olen lihtsalt piisavalt vana ja piisavalt enesekindel, et nooremana kindlasti hästi palju muretsen rohkem selle pärast, et vaata, kuidas nagu, mis mulje ma jätan või kuidas see teistele tundub või niimoodi, aga nüüd ma arvan, mul on nagu üsna ükskõik, et see, mis tüüpi inimene ma olen, see paistab. Et muidugi see vaata podcast'id ja siuksed asjad on ka tegelikult, ma mäletan, kui kunagi alustasin, siis oli siuke hullult, kas sul on ka olnud siuke asi, et kui sa teed midagi nagu mis läbi interneti või midagi ja nagu sa tunned, et see on kuidagi nii isiklik ja nagu näeb nii välja ja see aga siis ta läheb ja siis sa nagu harjud ära sellega. Ei, no ongi, vaata, see on nagu see näide, et vaata, kui sa esimest korda oma häält kuuled, kui sa oled salvestanud, see esimene kord on alati cringe. Aga sa mingi paar korda kuulad ja siis nagu harjud ära, et see ongi su hääl. Aga nagu see minu meelest nagu jah, interneti asjadega on ka. Minu puhul oli see niimoodi, et me tegime seda Mänguvälja saadet alguses, see oli saateformaat, onju. Ja seal ei olnud midagi väga isiklikku ja väga pikka aega ma nagu väga isiklikku midagi ei pannud internetti ja siis ma ei pidanud muretsema selle pärast, et noh, et siis nagu kui oli midagi cringe, siis oli, aga ausalt öeldes mul oli alati suht savi selles mõttes, et ma teadsin, et interneti trollid ja heiterid on niikuinii olemas, ükskõik mida sa teed. et siis nagu ei ole tähtis see, milline sa nagu lahe üritad olla või mis iganes. Pluss see oli nagu passion project, mis tähendab seda, et ma teengi seda nii, nagu ma tahan seda teha ja saab, mis saab ja ma ei ürita äge olla seda tehes, vaid see lihtsalt tuleb ja on, mis ta on ja läheb peale, siis läheb, ei lähe, siis ei lähe, et nagu see on kunagi see koht, kus ma üritasin äge olla. Et noh, selles mõttes minul selle internetiga on suht lihtne olnud. Et mul ei ole kunagi olnud seda, et ma pean mingit imagot hoidma või kas ma pean, kas ma tunnen, et keegi ründab mind või mis iganes, et see on nagu ülilihtne ja seda kringlit jah, kui ma vaatan mingeid vanu videoid, siis võib-olla mõni koht on veits siuke cringe, aga nagu üldiselt nagu vahet ei ole, see oli selle aja produkt ja noh, nii ongi. Ja tänapäeval see, kas kaamera töötab või mitte, nagu väga vähe mõjutab mind ennast, et
ma lihtsalt olen ja teen ja nii ongi, et tänapäeval mul küll mingit vahet ei ole. võib-olla ma diktsiooni parandan endal, kui kaamera on tööl, aga see on kõik. Et selles mõttes jah. Aga jah, jah, samas paljude jaoks just see kuvand, mis sa nagu sotsiaalmeedias, noh, nii paljude jaoks on see nagu ikkagi selline asi, mida nagu hästi hoolikalt hoitakse, et noh, isegi, ma ei tea, see tuleb nii paljudest asjadest välja, et kas või ju, mida vanemaks sa saad, et mingi umbes, mis autoga sa sõidad või mis mingeid brände sa kannad või mis telefon sul on, et nagu mõne inimese jaoks see on ikkagi nagu väga, väga oluline või ma ei tea, mis piirkonnas sa elad ja kas sul on muru niidetud ja nii edasi. Et osa sellest on nagu health rate, aga kindlasti on ka inimesi, kes kuidagi väärtustavad seda liiga ühekülgselt või nagu pealiskaudselt, et ma ei tea, eks see on alati nagu olnud, ma arvan tegelikult vaata, üks asi, millest Eestis elades alati ei saa aru, on see, et Eestis ikkagi on suhteliselt chill. mis asi? Et Eestis on suhteliselt chill. Jah. Nagu, ma arvan, et Eestis tegelikult inimesed nagu on võrdlemisi, noh, muu maailmaga öeldes ikkagi võrdlemisi tolerantsed ja eestlasi ei olegi nii palju. Aga kui sa elad näiteks mingis suurlinnas, kus sul on ikkagi hästi palju inimesi ja noh, ikkagi põhimõtteliselt, kus on ka mingit kuritegevust palju umbes ja tänaval on palju pätte nagu ja vaja võib-olla paremini, et sa ei ole nagu osa mingist grupist või et sa oled pigem teises grupis, et seda on vaja kuidagi nagu palju jõulisemalt näidata, et nagu kui sa tahad tööle minna või midagi sihukest. Et Eestis see on võib-olla sihuke nagu pealiskaudse, aga ma arvan, et teises riigis see võib olla ikkagi palju elulisem küsimus. Või noh, kas või mingid, ma ei tea, mingid riigid, mis on väga nagu, sa pead oma riiet registreerima, et sa oled osa mingisugusest usust või siis just, et ei ole. Et Eestis sa ei saa aru sellest survest, mis nagu sellise välise kuvandi osa on, et sa muidu, ma ei tea, võib-olla reaalselt sind ei lubata mingisse kooli või seltskonda või sa ei saa tööle kuhugi kohta, et see noh, Eestis on seda võib-olla raske mõista. Ei, sul on väga hea point, sest näiteks Inglismaal ja igal pool suuremates kohtades, vanemates kohtades, ütleme siis nii, on tegelikult klassiühiskond, kastiühiskond isegi. Et ja siis ma tean, et inimesed nagu Inglismaal, olenevalt kus piirkonnas sa oled, on erinevad aktsendid inimestel, dialektid ja nad üritavad oma lapsi ümber õpetada, et nad kõlaks nagu nad oleks kuskilt mujalt, et nad saaks paremini nagu elus hakkama, mis on minu meelest nagu nii ajuvaba, et mina isiklikult olen väga meritokraatia poolt, et kui sa oskad midagi teha, siis sa oskad midagi teha, sa nagu normaalne inimene, siis nagu see ongi sinu väärtus. Ja kui sa mingi ilge pätt ja kaabakas, siis sa oledki pätt ja kaabakas ja siis see on sinu väärtus. Et nagu selles mõttes, et näha välja midagi muud, jah. Aga mina jah, olen Eestis üles kasvanud. Eestis jah, ei ole seda kastisüsteemi peaaegu üldse. Natuke on. Et kui sa oled terve elu nagu Tallinnas, sealsamuses kuskil näiteks Kadriorus üles kasvanud ja sul on mingid tuntud vanemad ja nii edasi, et siis sa natuke teisest klassist ikkagi kui inimene, kes on kuskil maal üles kasvanud, et seal on vahe küll tegelikult see suhtumine inimeste vahel on ka teine. Aga sihukest üleüldist jah, nagu sa mainisid, et sihukeseid piiranguid väga nagu ei ole, et pigem ikkagi Eestis on niimoodi, et mis sa teha suudad ja kes sa oled, on ju nagu inimesena, et see on esmatähtis, et see mulle tegelikult meeldib väga Eesti puhul. Aga vot, jällegi meil on inimesed, terve Mustamägi, Lasnamägi, Õismägi on täis inimesi, kes elavad väikeses korteris ja siis ostavad mingi 500 000 auto endale ja siis see on nende kõige väärtuslikum ja tähtsam asi, mis nende elus on, et noh, siis tekib jälle küsimus, et nagu kas sa nagu oma elu ei taha nagu upitada selle arvelt, et sõidad normaalsema autoga või? Et nagu, ma ei tea, et jah, mina võib-olla. Nagu teine korter, kus elada, vaata. No vot ongi, et no ma ei saagi aru, et sul, noh,
jah, mina mõtlen jällegi, võib-olla ma olen liiga pragmaatiline inimene, et noh, mul on auto selleks, et ühest kohast teise saada ja et ta täidaks mu vajadused ja rohkem mul vaja ei ole. Ja siis noh, kodu on siuke, et ma iseennast hästi tunneks, on ju, et mul oleks nagu hea siin oma pere kasvatada ja see ei ole nagu oluline, mis keegi teine sellest arvab, et noh, see ongi nagu see minu meelest see disconnect minu ja siis nagu nende NPC-de vahel, ütleme siis niimoodi, et tehakse kuidagi, et olla selles massiühiskonnas, kas sulandada siis kokku, on ju, või siis just olla natuke parem kui keegi teine, on ju, siis selle mingi ühe asjaga või mis iganes. Aga noh, kas asi võib olla näiteks selles, et isiksus on nii nõrk, et sa pead nagu mingi asja endale isiksuseks võtma ja siis läbi selle elama ennast välja, et võib-olla on ka asi selles, aga noh, ma ei tea, igal juhul need on need küsimused, mille peale ma vahest mõtlen ja olen baffled, et kuidas nagu nii erinevad inimesed saavad nagu mõelda, elada, oma elu korraldada, et see on veits veider minu meelest. No üks asi, mis ma lihtsalt mäletan oma psühholoogiaõpingut, see, et inimese ajule meeldib hullult asju sisestada. Et meile meeldib nagu maailma jagada vaata lihtsalt kategooriateks. Et noh, selleks, et me saaks nagu mõista ümberringi maailma, on hästi lihtne kõigile üks sildike nagu peale panna ja siis noh, kui sul on vaja, siis sa saad nagu edasi uurida, aga et sul on see esialg olemas. Ja ma arvan, et lihtsalt võib-olla see on see arusaam, et inimestele paneme samamoodi mingisuguseid silte, isegi kui me ei mõtle selle peale, et ta on nagu ilus või kole, tark või loll, rikas või vaene ja siis võib-olla mõnel inimesel on nagu hästi suur mure selle pärast, et mis silt tema peale satub, et jah, et kui sa hakkad süvenema, võib-olla ta ei ela nii head elu, kui ta aga sa suudad mingisuguse siukse esmamulje saavutada, on ikkagi võib-olla siuke way to go, aga ma ei tea. Eks igal NPC-l on oma lugu rääkida. Ei, aga võt see ongi nagu heas mängus on igal NPC-l oma rutiin ja oma lugu. Tead, siinkohal võikski teha videomängu, kus sa mängid NPC-d ja ongi korras. Et siis see on nagu mingi maailm ja siis see on nagu roguelike, aga sulle genereeritakse suvaline NPC ja sa pead tema lugu siis mängima, tegema nii nagu on. Ja siis on mingi metrik, et kui NPC-likult sa mängid või kas sa nagu deviate'id sellest NPC rajast, et siis sa pead olema võimalikult palju NPC. Aga sa enne mainisid Assassin's Creed, aga Assassin's Creed ei olnudki mängulaad, kus sa pidid nagu rahva sisse sulanduma. Ja siis teised Assassinid jahivad, see on Watch Dogsil vist oli ka samasugune, ma ei ole kunagi mänginud neid, aga mingi online'is oli ja siis seal oli niimoodi, et sina saad ühe targeti ja keegi teine saab sinu ja siis te peate üksteist taga ajama ja mängima nagu NPC-d, kuni sa jõuad oma targetini ja siis maha nottima. See oli väga hea game mode. Aga vot jah. Palun väga, aga see lihtsalt, see ei ole nagu mingi lühike matš, vaid see on siuke aasta. Et aasta aega nagu sulandad niimoodi, et keegi pole nagu aga me oleme abielus, et sa kunagi ei tea, kust see tuleb. Vot see oleks hea mäng. Ja vot jah, aasta aega. See jah, väga suur nagu pühendumus peab olema, et sükest mängu mängida. See keegi veits läheb juba teemast välja, aga muidu on hästi palju nõmedaid asju, mille jaoks AI-d kasutatakse, aga keegi kuskil Redditis või kuskil hiljuti jagas mingit asja, et ta tegi nagu mingi WoW-i või mingi teise MMO serveri, kus kõik teised mängijad olid siuksed AI juhitud tüübid. Ja see on World of Warcraft jah, tegi. Ma tean seda. Okay. Võib-olla sa oled paremini kursistest kui mina, aga see idee tegelikult hullult vahva, et noh, World of Warcraft klassikuga sul on ikkagi teisi mängijaid ka, et see ei ole probleem. Aga sa ikkagi saad nagu justkui taas elustada mingit hetke ajas, näiteks mis oli siis, kui WoW alguses välja tuli või mingi muu MMO, mida enam ei mängi, see server ära popib. Et proovida, mis tunne seda kunagi oli mängida.
ja just, et seal on siis NPC-d, kes siis ongi nagu ise arvavad, et nad on mängijad, kes nagu mängivad ja leveldavad ja teevad nagu kõike seda asja, mida muidu nagu mängijad teeks. Ja võib-olla isegi suudavad sulle mingit juttu rääkida, et kes nad nagu päris maailmas on. Või mis neil parasjagu muu eesmärk on või et niimoodi nagu pealiskaudselt nagu üks sihuke virtuaalne maailm ära täita. Tundub nagu päris vahva idee. Ja siis seal sees vabalt võivad olla võtta teised mängijad niimoodi, et sa ei teagi, kes need teised mängijad on. Et justkui äkki nad on eristavad. Tundub ka nagu fun asi, mida nagu natuke proovib, mitte nagu kogu aeg. see on kusjuures, Huvitav eksperiment. see on väga huvitav, mõtle, kui sa ei teegi vahet ja siis üks goal ongi nagu leida lihtsalt inimesi NPC-de hulgast ja nii edasi. Et aga noh, praegu veel ai liiga loll, et nagu simuleerida inimest, aga it's getting there at some point nagu. Vähemalt suudab ära petta, ma arvan. aga jaa, tüüp tegigi jah, vana WoW-i serverile siis NPC-d ja siis nad jooksevadki maailmas ringi, teevad oma asju, saad gruppe nendega kokku panna, dungeoneid teha ja kõike nii. Et see on jah väga-väga huvitav siuke asi, mida teha. Ja üks kutt Eestis, kusjuures ta on küll muidu päritolult on türklane, aga elab Eestis, kes tegeleb sellega, et ta teeb nagu tehnoloogiat selleks, et tehagi siukseid ai juhitud NPC-sid nagu generatiivse ai juhitud NPC-sid mängudesse, kellega sa saad nagu dünaamilisi vestlusi arutada ja niimoodi, et mis tundub tegelikult nagu täiesti okei kasutus ai jaoks, et muidu ma olen pigem nagu ai vastane ja kiiruste väga nagu asjade nagu nendega kaasa jooksmisega või nagu rakendamisega ai asjades, eriti enda mängus ka ai vastane stance, et igasugusest loovtegevusest nagu tahaks hoida muidu ai väljas, aga nagu ma näen, kuidas mängudes see võib anda nagu päris palju väärtust. Aga vaata, mina näen ai-d nagu tööriista, nagu Photoshopi. Nagu... Ma vabandan täiega, et ma täiesti kogemata ai peale juhtasin. Plaani sellest rääkida. Me võime rääkida vabalt, aga nagu point on lihtsalt selles, et mina näen nagu seda tööriista ja point on lihtsalt selles, et nagu kuidas sa seda kasutad, on ju. Näiteks ütleme, et sul on vaja, ma ei tea, kirjutada raamatut või mängu, mis iganes. Mul on vaja 10 erinevat nagu relva. Erinevat tüüpi, erinevat asja, aga ma tahan, et need oleks ajalooliselt nagu kinda accurate, on ju, enam-vähem. Siis ma ütlen ai-le, et genereeri mulle, ma ei tea, 50 relva, ajalooliselt accurate, mul on vaja siukseid ja siukseid asju. Siis ta genereerib mulle, annab source'id mulle ja siis ma saan sealt valida, mida ma kasutan, ma ei pea seda maha kopeerima, aga ma saan nagu selle idee, et nagu mida vaja. Et see on lihtsalt nagu põhimõtteliselt, muidu ma teeks seda Google'is nagu mitme komandiga, ai-s ma teen ühega. Et selles mõttes nagu niisugust ai kasutust ma ei näe, et selles mingi probleem oleks. Aga noh, kui inimesed hakkavad tegema nagu päris pilte nagu algusest lõpuni on ju mingi teiste piltide õpetatud siis algoritmide ja asjade baasil, siis noh, see on tavaliselt lame. Et ma tegin ühe video just hiljuti, ma ei tea, sa ilmselt ei ole näinud. Ma vanasti mõned aastad tagasi tegin hästi palju digitaalkunsti, teenisin ka mõne kopika sellega ja siis no ma tegin mingeid videoid, kus ma lihtsalt mullisin peale ja siis mingi, ma ei tea, 300% speediga on ju, video käib taustal on ju. Ja ma tegin hiljuti ka ja ma tegin D&D mängust ja mul oli aastast need klipid oli 2023 ja pilt oli lõpetamata. Ja video lõpus ma siis andsin ai-le prompti ja panin selle pildi, et lõpeta see minu eest ära. Sest no ütleme mingi 50% pildist oli juba valmis nii-öelda. Lihtsalt detailid ja asjad, kõik tuli on ju uuesti teha. Ja siis ta lõpetas ära, see ei olnud nii hea, kui ma ise oleks selle teinud või noh, seal ei olnud seda nagu hinge taga nii väga, aga ta lõpetas nagu huvitavalt ära ja see oli nagu huvitav. Et mingiks mängu taustapildiks ma seda ei kasutaks, aga iseenesest see on nagu huvitav asi, et sa annad nagu talle guideline'id ette ja ta suudab selle asja ära teha sulle, nagu lõpetada ära midagi, mis nagu kunagi lõpetamata jäi või mis iganes. Et siukesed kasutused ma näen, et see on täitsa fine. Lihtsalt, ma ütleks, et loov teemade osas, see on natuke libe tee, et
ja noh, mängu tehes on lihtsalt see, et mängijad vihkavad AI-d, see on nagu väga selge, et igasugused kasutajad pool, et nii kui noh, mitu mängu on saanud isegi natukene põhjendamatult vastu päid ja jalgu sellega, et näiteks minu aasta parim mäng, The Alters, Poola mäng siis, sai kõvasti puid alla sellepärast, et kuhugi oli sisse jäänud üks mingi ekraanil taust, põhimõtteliselt nagu kuskil kosmosejaamas nagu taustal oli mingi ekraan, kus jooksis mingi tekst ja siis sinna oli jäänud mingi AI prompt sisse. Et nagu, ja see kohe tekivad küsimused, et nii, et okei, me teame siis, et need mängutegijad kasutasid AI-d, generatiivset AI-d, et nagu mingit stuff'i luua, et nad ise ütlesid muidugi lihtsalt nagu temp asi, et mis nagu pärast ära asendati ja mis oli üks nagu kogemata sisse jäänud. Aga kohe tekivad küsimused, et nagu kas nagu tegelaste dialoogis on ka kasutatud, et see, mida nad rääkisid ja kas see, kuidas need mingid kollid on disainitud, et kas see on äkki nagu ka kasutatud seda või et nagu see kohe nagu madaldab mingisugust teose väärtust, et kohe tekib küsimus, et kas ma oleks valmis nagu seda hinda, mis nad küsivad, maksma ikka siis, kui see on kõik, noh, et võib-olla see ongi nagu AI, et äkki mõned on nagu okei, aga siis see hind peaks ka nagu madalam olema, et seda tegi AI ja mitte inimesed, aga lihtsalt see vastik küsimus, mis sul kõigega tekib, et mis siis on nagu päris inimesed loodud ja mitte, et see piir on niigi nagu vahel selline veidikene hägune, et tegin Photoshopis, kasutasin mingisugust algoritmilist tool'i, et mingit taustatekstuuri seal luua või mis iganes, kas see juba on generatiivne või mitte, aga kuulates muusikat, vaadates filmi, mängides mängu, vaadates kellegi tehtud pilti, et see, kuidas me seda vaatame ja hind muutub ikkagi sellest, kui sa tead, et on kasutatud mingeid siukseid shortcut'e või mitte. Ma tuletan meelde, et näiteks animatsioonis on ju animatsioonifilmides suur nagu 2 koolkonda oli see, et kas võib motion capture'it kasutada või mitte, kui sul on 3D animatsioon, et kas see peaks olema kõik nagu artisti poolt käsitsi animeeritud või sa võid ka kasutada nagu motion capture'it ka, et just kui osad tundsid, et see selliste mingite tööriistade kasutamine kuidagi või et see ei ole see õige vorm. No jah, selles mõttes küll, et noh, ma räägin, et selles AI asjas ei ole nagu, kui see on lihtsalt AI pilt, on ju, selles ei ole seda hinge sees tegelikult, et ma vaatan seda peale, on pilt küll, aga see ei tekita nagu mingit emotsiooni või nagu, see on kuidagi tühi, ütleme niimoodi, et aga näiteks idee, kirjutad raamatut, sul on mingit stseeni vaja ja siis sa ütled AI-le, annad prompti, et kirjuta mulle, mul on siuke tseen vaja kirjutada, see on outcome, siin on nagu tegelased, dialoogi on vaja, tegelased peavad ütlema enam-vähem siukseid asju, nii, tee mulle 10 varianti valmis sellest. Siis sa võtad need 10 varianti ja valid nagu ühe, mis sulle meeldib ja siis kirjutad enda moodi ümber selle, nagu võib-olla teed mingid väiksed muudatused. Kas see oli nüüd AI genereeritud või see oli sinu? Ma arvan, see küsimus on see, et kui palju see sind mõjutab, et teinekord jah, nagu noh, olles ise palju teinud loovtööd ja nagu on see, et mõnikord sa tõesti nagu istud nagu dokumente ees ja et mida ma nüüd teen või kust ma alustan või et nagu aga siis sa hakkad otsad pihta ja sul tekivad mingi meelde täiesti mingid X asju, ma ei tea, oma lapsepõlve või mingi film, mida sa vaatasid 10 aastat tagasi ja kus oli mingi üks tegelane, kes nagu, et on midagi see stiil või nagu, et see sunnib sind kuidagi vaatama sissepoole ja nagu otsima asju enda seest. Ja siis lõpuks on see, et mis iganes tuleb, see on nagu minu või see on nagu, ma tunnen, et see on päris. Ja kui keegi küsib mu käest, miks see on nii või teisiti, ma tean vastust. Et kui sa kasutad nagu generatiivset tööriist, mis selle töö sinu eest ära teevad osaliselt, siis on see, et sul võib nagu kaduda side ära sellega, et keegi küsib su käest, et kuule, miks see tegelane nagu seda
kuule ai, miks sa seda kirjutasid nii, et nagu järsku, et see justkui nagu, see tuleb veidi nagu valest kohast. Et ma ise hullult kardan mõned korrad, kui ma oma töös olen kasutanud just nagu sa kirjeldasid relvadega, et nagu siukseks nagu taustauuringuks või umbes, et mis aktsenti ma võiks kasutada selle hääle puhul. Kuidas ma nagu juhendan häälnäitlejat, kui ma ise ei seda piirkonda ta nagu peaks pärit olema, et ja siis AI pakub mingisuguseid konkreetseid lauseid ja ma ei taha seda vaadata, reaalselt ma ei taha seda näha, sest juba see, et kui ma loen seda teksti, mida ta pakub, siis ma kardan, et ma hakkan seda jäljendama või kuidagi nagu ma olen sellest mõjutatud ja siis see on järsku põhimõtteliselt, mul on siis selline tunne, et ma lihtsalt kopeerin oma kodutöö AI pealt maha, et see ei ole enam minu tee. Okei. Jah, ei no see on arusaadav jah. Ja, et see võib jah sinu oma loomingulist siis nii-öelda nakatada ja siis muuta seda. Ja ei noh, see on jah hea point, aga jah, noh, eks me näe, mis sellest AI-st edasi saab, on ju, et jah, ei, aga noh, põhimõtteliselt ma olen selles osas nõus, et see kindlasti, et nagu eriti väikses Eestis, kui sa tahad teha midagi head, mis paistaks silma muud maailmas ka, siis nagu sa peaks kasutama kõiki võimalusi ja vahendeid, mis sinu jaoks kättesaadavad on. Ja nagu ei tasuks nagu liiga vanamoodne ka olla kõikides asjades ja ikkagi kaaluda läbi nagu iga tööriista ja selle plussid ja miinused. Aga mängudega lihtsalt on hästi konkreetselt see, et kuna me teame, et mängurid on niivõrd AI vastased ja see võib väga vastikult tagumikust hammustada, kui sa kasutad AI-d, siis sellepärast meie kui mängutegijad peame olema nagu eriti ettevaatlikud selle osas. ei no arusaadav jah, siin isegi see, mis see mäng oli, see RPG mäng, mis välja tuli, see hästi suur mäng, mis ta on nüüd, see Crimson Desert, seal olid ka mingid AI maalingud jäänud placeholderiteks ja siis seal tuli ka suur jama sellest ja nii edasi. Aga vot jah, aga no nüüd teisest teemast veidi, kuidagi on kujunenud nii, et ma küsin kõikide käest, kes siin podcastis on käinud, et kas sul mõni kummituslugu või mingi ufo lugu või mingi siuke asi on ka juhtunud elus või mingi siuke põnev ebamaine kogemus? Nii palju, et ei oska kohe mõelda, millist rääkida, jah? Midagi siukest mega üleloomulikku küll ei mäleta. Elus juhtunud. Võib-olla jah, lihtsalt mingid kummalised seosed mingite unenägude või mingite selliste nagu etteaimduste või asjadega. Mõnes vaata eluetapis on see, et sa otsid mingit märke, et sa teed mingisuguse otsuse või mingi muudatuse ja siis sa nagu ootad midagi, et kas nüüd nagu noh, give me a sign, et kas ma tegin õigesti. Ja mäletan kunagi, kui ma Tartu ülikooli läksin, siis oli ka siuke, et noh, teed nagu oma asjad kätte ja setid tee loengusse ja siis oli ka siuke, et nagu, et uus eluetapp on alanud või nagu läksin ülikooli esimest päeva ja nagu kuidagi sa oled eriti tähelepanelik selle osas, et mis nagu ümbruskonnast võib nagu märku anda selle osas, et kas see oli nagu hea otsus või halb otsus või kuidas mul minema hakkab ja kas ma saan hakkama vaata ja siis ma kõndisin nagu oma tavalist teed linna Tartusse mingite kortermajade vahelt läbi, kus oli siuke väike park ja mõned kuusepuud ja üks kuusepuu, mille alt ma kõndisin, siis järsku minu silmade kohal rippus surnud vares. Wow. Nagu, ma ei tea, kas mingi tamiil või mingisugune jõhv oli selle puu küljes ja kuidagi ta oli sinna takerdunud ja ilmselt oli ära surnud. Ja siis silmade kõrgusel niimoodi, et üks jalg oli selle tamiili küljes ja tiivad laiali rippus üks surnud vares.
siis ma seisin ja vaatasin seda, et see on siis see minu ülikooli tee, et nagu sihuke põhimõtteliselt surnud, aga alla ei kuku. et ma pingutan läbi, aga on sihuke suhteliselt sisutühi minu jaoks ja täpselt nii juhtuski, et ma lõpetasin ülikooli ära, aga mul ei olnud sellest konkreetsest haridusest väga palju kasu. Mis sa õppisid? Ma õppisin psühholoogiat Tartu Ülikoolis, lõpetasin isegi bakalaureuse ja magistri ja siis hakkasin elus absoluutselt teisi asju tegema. Elu ei ole mitte kuidagi seotud olnud sellega, mis ma siis õppisin. Aga miks sa ei tegele sellel alal, mis sa õppisid? Psühholoogia vallas ei olegi, ma ei tea, terapeut olla on nagu üsna nõme töö, ma vist ei viitsiks päevad läbi teiste inimeste muresid kuulata. et see, psühholoogia valdkonnana on tegelikult huvitav, aga jah, et see nagu mingisuguse töötada kas terapeudina või teadlasena, ma sain aru, et ka teadus ei ole absoluutselt minu jaoks. Või jah, mingis suures ettevõttes mingi HR-i või asjade peale. Ühesõnaga, ma sain nagu lõpuks aru, et palju rohkem siuksed nagu loomingulised, ma läksin hiljem filmikooli, see mulle istus palju paremini. Ja filmide, mängude tegemine, igasugused siuksed loomingulised asjad, nagu meedia, et sellised asjad sobivad mulle palju paremini. Sütit väga palju rohkem. Siis ma olen ka aru saanud sellest, et ma olen selline inimene, kes ei tegeleda asjadega, kus tal on igav. Ma ei suuda ennast pressida läbi asjade. Mulle absoluutselt huvi ei paku. Ma kaotan huvi asjade vastu nii kiiresti. Mõne inimese jaoks see on elus suur probleem, millega nad peavad tegelema ja seda ravima. Mina olen õnneks leidnud elus asju, millega ma tegeleda ja mis mind nagu igapäevaselt huvitavad ja sütavad. Ja siis see tähendab, et ma saan funktsioneerida tänu sellele, aga jah, mul on 0 tolerants igavate vastu. No vot jaa, uskumatu. No, väga hea kummituse lugu ei olnud, aga võib-olla elu. See on nagu hea lugu selles mõttes küll, et see nagu mingi surnud vales lihtsalt ja see nagu, jah, see on nagu Omen, vaata, mingisugune ja see on nagu väga huvitav. Ma ei ole isegi siukseid lugusid varem kuulnud, et see on päris huvitav, et sa suutsid nagu surnud vareses selle välja lugeda ja täpselt niimoodi nagu oligi. Aga kas sa arvad, et see psühholoogiline taust annab sulle nagu mingisuguse edge'i nagu meedias ka, et annab sul, kuidas inimesi lugeda või kuidas kirjutada siukseid captivating lugusid või mis iganes? Mitte väga ausalt öeldes, et no üldiselt ma arvan, minu soovitus elus on nagu mitte olla nagu hästi kitsas rajas kinni, et umbes, et nii, et noh, ma ei tea, ma nüüd teen mänge, ma nüüd mitte millegi muu vastu elus ei tunne huvi kui mängude tegemine ja mis seal taga on, et ma arvan, hea mängutegija on see, kellel on laiem arusaam asjadest ka, et ma ei tea, ma võin vahepeal kuulata mingit audioraamatut või midagi näiteks bioloogiast või arhitektuurist või nagu noh, mis iganes nagu muust asjast, et see pigem nagu ikkagi rikastab ja nagu kitsa valdkonna arusaamine muutub paremaks tänu sellele, et sa nagu saad veidi teistest valdkondadest ka aru või oskad mingeid paralleele tuua paremini või. Aga noh, psühholoogia kui teadus on jah see, et sa võib-olla veidi paremini mõistad nagu teiste inimeste perspektiivi, paned ennast justkui teiste inimeste kingadesse või pükstesse ja oskad nagu näha asja teise nurga alt, et noh, igaüks on selleks võimeline loomulikult, aga kui sa oled seda nagu veidi paremini läbi mõelnud või lugenud selle kohta või mingid loengud kuulanud, siis need motivatsioonid, mis meil on ja kuidas
kuidas inimene on nagu ühest küljest jah, me arvame, et me teeme asju omamoodi ja et me oleme hullult unikaalsed. Noh, näiteks, mis me rääkisime vaat just selle osas, et mis meil on nagu praegune ajastu ja praegused noored ja nende asjad ja niimoodi. Ja on teatud tekstid, mida sa võid lugeda, mis on nagu 100-200 aastat tagasi kirjutada. Ja kui sa ei tea seda, siis sa võiks arvata, et täpselt tänapäeval kirjutada, et voh, see tüüp on jube hästi kokku võtnud, kuidas meie elu praegu on. Ja siis, et 1920. Okei, et nagu mingis mõttes inimesed need dilemmad, mis meil on või nagu mured, et olid võib-olla isegi ka nagu kuskil Vana-Roomas inimestel või et selles mõttes ikkagi natukene elu käib ringi. Jah. Ja Vanas Egiptuses juba öeldi ju, et noored on hukas, et see on nagu see miim, mis käib nagu tuhandeid aastaid juba, et ainult scrollivad oma saviplaate ja just. jah. Aga kui sa nüüd teed, noh, see mäng juba nagu on Steamis saadaval, nüüd see tuligi välja vist, ongi nüüd täitsa väljas, on ju? Ta on nüüd täitsa väljas, me oleme ühe update'i välja lasknud, neid ilmselt tuleb ikkagi tulevikus veel. Ühe mille välja lasknud, sa korra katkesid? Ühe suure update'i. Et noh, early access on vaat siuke tore asi, et sa saad kogu aeg mängijate tagasisidet ja muudadki mängu vastavalt sellele veidikene, noh, mitte kõiges, aga ja siis hästi tähtis meie jaoks on see, et kui see mäng on väljas, et see ei ole davai, tšau, meie töö on tehtud, vaadake ise, kuidas saate. Me nüüd läheme minema, et me ikkagi portime mängu edasi ka. Nii, aga sorry, mis sa küsida tahtsid veel. Ei, aga see on siis Bootstrap Island ja siis tuleb ka PlayStationi mingi hetk välja lähitulevikus, nagu sa mainisid. Üsna varsti. Aga kas sul on plaanis nagu mingeid uusi mänge ka luua või mis su tulevik toob nagu? Jaa, mina arvan küll, et olid sellest, et ma oma elus olen päris palju asju teinud ja päris palju ka vahetanud erialasid. Mängude tegemine ja kõik sellega kaasneb, mängude mehaanikad, story'd, visuaalsed stiilid, igasugused ägedad innovatsioonid, et see on, millega ma tahaks nüüd oma karjääris väga pikalt tegeleda ja see esimese mängu tegemine keeruliselt ka palju pikaaegsem, kui me arvasime. Ma arvan, Bootstrap Islandit ma olen nüüd teinud 5 aastat, isegi rohkem, nagu sükeste mingite esimeste kirjutuste ja ideede tasand 6 või rohkem. 6-7. 6-7. Ja. No näed, nüüd oleme nakatanud. Nüüd on kõik. Kindlasti tahan mänge edasi teha, et kas just virtuaalreaalsuse mänge, vaat seda ei tea, et hetkel mulle hullult meeldib virtuaalreaalsus siiamaani ja see, mis see kõik võimaldab ja mis seal saab teha, see on hullult äge, aga võimalik, et lihtsalt see ülejäänud maailm ei ole sellega valmis ja peab tegema nagu ka teistsugused mängu, mis kindlasti on ka huvitav ja mida ma ka tahan väga teha. Nii et mängude tegemine on minu töö, ma arvan, veel järgmised 10-20 aastat kindlasti, võib-olla rohkemgi. Et nii et oodake järgmisi asju, ilmselt ei juhtu väga varsti, aga ma teen. Aga jaa, ma kindlasti jään ootama. Siis ma saan ka mängida, sest mul VR headseti hetkel ei ole, nii et kui sa teed uue mängu ja see on tavaline mäng, mis ei vaja erilisi vidinaid, siis on väga äge. Mul on väga hea meel, et Eestis tehakse mänge, et see on nagu asi, et kuna me niikuinii oleme nii e-riik, vaata, ja digivärgid igal pool, et nagu võiks mänge ka teha siis, et see on nagu super. Jah, ma pean ütlema, et kuigi siin jah, me oleme üritanud ka nagu riigi poolt rohkem tutvustada ja nagu tuge saada ja valdkonda edendada, aga kogu Eestis see ei ole väga hästi tuult tiibadesse võtnud, aga see aasta, nagu 2026, Eesti mängude osas, ma arvan, on juba praeguseks täiesti legendaarne.
selles mõttes, et meie mäng Bootstrap Island tuli Early Access'ist välja, siis Into the Radius 2, mis on ikkagi väga populaarne maailmas. Kusjuures täiesti juhuslikult nende kontor on siin minust 2 korrust üleval pool, me täiesti kogemata sattusime samasse majja meie. Nemad tulid Early Access'ist välja, siis Saumi Zero Parades for Dead Spies tuli see aasta välja, sai hea vastuvõtu. Siis just tuli välja siis Mikko ehk siis Mike Klubnika uus mäng Machine Party. Ma just see nädal mängisin seda, see on väga jabur ja Mikk on selles mõttes hämmastav, et ta on nagu niuke tüüp, kes iga aasta laseb mängu välja ja kellel on täiesti mingi oma stiil. Väga noor tüüp tegelikult on, ma ei tea, 21 või 22 vist või midagi sükest. Et siis ma just mängisin, ma vaatan igaks juhuks, mis selle nimi oli, sellist mängu nagu Walk. See on selline väike Steam'i mäng kõndimisest, nagu minimängud seoses kõndimisega. Ja ma kindlasti see aasta on ikkagi väga kõva mängu aasta Eestis, nii et loodan, et siit saab ainult asi tuld tiibadesse. Äge oleks. Kui need mängija hakka telefonist välja tuleks ja hakkaks mängima päris mänge. Või ja. Siis tuleb mänge teha telefoni, teine variant. Ma ütleks, et telefonid isegi ei ole nii suur probleem. Üks probleem, mis uute mängude tegemisel on see, et inimesed mängivad ilgelt vähe uusi mänge. Kõik mängivad neid samu mänge, Minecrafti ja Robloxe ja GTA-d või mis iganes. Nagu, kui mingid mängud teatud barjääri ületavad, siis nagu ainult neid mängitakse. Yeah. Et see või oli midagi umbes, et Steam'i käibest äkki umbes 8% on nagu sama aasta mängud. Et kõik varasem 92% nagu, mis rahast, mis juhtavad, on vanad mängud. Et see on päris hämmastav meelest. Nojah, kui meie olime noored, siis oligi mingi 20 erinevat mängu, Doom ja Duke Nukem ja Dune 2 ja siis valisid nende 20 mängu vahel. Tänapäeval tuleb nii palju mänge peale, et ongi, tulevad mingid, jäävad sulle lemmikud ja siis mängid neid, ja ega ma ise ka. Nüüd, kus mul on vaba aega, siis ma võtan mingi vana mängu, mis mulle meeldib ja siis ma toksin seda vahepeal ja siis niimoodi see ongi, et ega ma väga palju uusi mänge nagu ei ole mänginud ka, aga vot, ma ei teagi, kuidas seda edendada, aga kui neid mänge tehakse, keegi neid tarbib, siis järelikult ikkagi nagu vaikselt liigub see asi kuhugi. Et see on väga positiivne minu meelest. Jah. Hakkame koos mängima uusi mänge ja neid propageerima. Miks ka mitte? Vaata, sellega on probleem see, et kui sa oled nagu näiteks YouTuber ja tahad teha mängudest videoid, siis peaks nagu mõned sotid lisaks teenima selle jaoks, et neid mänge endale soetada siis. Ütleme, et iga nädal paned mängu video, isegi kui sa teed neid indie mänge, 20 € mäng on ju, siis sul ongi vaja vähemalt 80 eurot, et osta need mängud endale, siis võtta aeg mängida ja siis nagu actually video ka kokku panna, et tegelikult see on päris suur töö, et sellepärast nagu isegi mänguvälja ajal mina olin nagu, et okei, pole mõtet neid uusi mänge mängida, et sa lihtsalt viskad raha tuulde, nagu ikka vaadatakse sama Minecrafti ja GTA-d ja kõiki need vanu mänge, et ega need vaatamisi väga ei saa ja midagi ka nagu sisse ka ei too, et pole väga mõtet teha neid. Me üritasime, aga eks me olime naiivsed selle osas, et tõesti vaadatakse ikkagi nagu, jah, paljusid ei huvitagi nagu uued mängud. Need ei ole isegi, mis on miski, millest ma pole kunagi aru saanud, sest minul on see, et ma mängin palju mänge, nagu Rein mängib palju erinevaid mänge, et hästi paljud on tõesti ühes žanris, ühes mingis hullult kinni. Millest ma saan aru, ma vahel isegi natuke tahan, et mul oleks ka siuke oma kodužanr või midagi, vahepeal mingid gängid, et hakkame mängima mingit uut asja. Teised mängivad seda edasi, siis ma tahaks seda uut mängu proovida. Ma mäletan, see Valheimiga oli ka see, kui sina oma crew'ga te jäite seda mängima.
tagasi, teil olid mingid jõhkrad baasid püsti, siis ma üritasin ka midagi ehitada, siis te saite aru, kui halb ehitaja ma olen, tahtsin välja kikida. ma tahtsin kõik välja kikida, sest keegi ei osanud ehitada seal. just jah, minu jaoks nagu tihti, et kui ma saan aru, kui mängul see hea osa nagu läbi saab, et nagu üks hetk on see, et sa mängid nagu sellist inertsist või harjumusest edasi ja siis mul alati tekib siuke rahutus, tahaks midagi, mul oleks nii palju muid mänge, mida ma võiks praegu mängida, grindida seda mingisugust maaki kuskilt alt või mis on nagu ka siuke rahustav tegevus, aga jah, ma ei suuda teha asja, kui mul on igav. Ei, no täitsa arusaadav jah, ega ma suht samastun sellega ja ma ei viitsi asju teha, mis tunduvad igavad või noh, ei anna seda nagu entusiasmi, onju. Aga jah, igal juhul Bootstrap Island siis on Steamis praegu kõigil saadaval, minge vaadake, kui teil on VR headset, see on nagu must have mäng nagu reaalselt ja see on nagu, noh, sa saadki igavesti mängida põhimõtteliselt seda ju, see on nagu roguelike ju. jah, mul on story mode on ka, mis on umbes 10 tundi pikk, aga Steamis ikkagi reaalselt inimesed, kes on mänginud mitusada tundi, mis VR-mängu puhul on nagu jõhker. Päris crazy. vahepeal tulevad mingi kommentaarid või asjad, et kuulge, et see asi mängus ei tööta. Nagu tahad kirjutada, et kuule, me oleme seda 100 korda testinud või midagi ja siis vaatad tüübile mingi 300 tundi mängid, siis nagu okei. Ma nagu sellele tüübile vastu ei vaidle, et kui tema ütleb, siis räägib. Et selles mõttes on äge, et väga, väga connective. Kui me launch isime, siis üks tüüp kirjutas peaaegu iga päev, et talle hullult meeldis alguskeskkond. See on niuke saareke ja loojuv päike ja palmid, meri seal vaikselt uhub ja muusika mängib. Ja siis on niimoodi, et alguses natuke see keskkond ja siis üks tüüp kirjutas iga päev, et kuulge, et ma tahan oma hommikukohvi juua VR headset peas, et ma istun seal rannal. Kas te saaksite nii teha, et kui sa seda menüüga ei interakteeru, et see kaob ära, et see keskkond. Ja ta kirjutas iga päev, nii kaua, kui me tegime update'i. Davai kott, et tüüp oli, te oled parim stuudio ever, nagu tänulik. Keskkond, nii meeldib see. Sest nüüd saab kohvi juua seal saare peal, et nice. See on hullult äge, kui inimesed connectivad. No vähemalt te olete siis loonud siukse atmosfääri, mis inimestele meeldib. Vibe on see, mis sobib inimestele. Aga suur tänu, et sa tulid jutustama minuga, rääkisid mängudest. Ma arvan, meil on mängudest kõvasti rohkem rääkida, kui me siin praegu täna rääkisime. et hea meelega räägiks sinuga veel. Aga suur tänu, et sa tulid. Ja ma loodan, et sul see mänguasi läheb hästi, see mänguasi. Ja sa mänguasi, jah. Just. Ja et sa toodad neid mänguasju veel, et ootan juba järgmist mängu. Kuigi see ei ole veel, see ei ole veel lõpuni on ju tehtud. Või noh, ta on rohkem kui 1.0, aga sa teed ilmselt update'i juurde sinna ja nii edasi. Aga väga äge. Väga äge, sinuga on alati tore rääkida ja aitäh, et tulid. Nii et. Aitäh sulle, Joosep, et sa teed seda, mida sa teed, et sa avad seda skeenet, mis meil siin Eestis peidus on ja varjus paljude eest. Ja kindlasti tahaks veel midagi koos mängida sinuga, nagu me oleme paljusid mänge mänginud. Alati on väga lõbus olnud. Ja, kindlasti. Hea content ka. Ja, muidugi. Kindlasti, kui leiame midagi mängida, siis mängime ja võib-olla siin tuleb vasti välja midagi, mida võiks koos teha kammakesi, aga no eks näeb. Igal juhul, jah, tänks, et tulid ja räägime tulevikus edasi. Tšau. Aitäh. Tšau.